No nii, tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette ise järel episood 362 teie ees, 16. veebruar 2026, laua taga Kris Ilves, tere hommikust. Tere. Kristjan Kangur, tere hommikust. Tervist. Ja mina, Raul Ojassaar. No me peame alguses ilmselt ära klattima selle, sest tuhanded vaatajad on juba küsinud, muret tundnud. Miks ei ole selle mikrofoni taga Markus Jürgensoni? Jürgensoni järgi pandud, ma ei saa aru, kas tal nina ees on see kogu. Jürgensoni oleme saatnud pidulikult puhkusele, nimetamata siis seda, et ise läks sinna. Nagu igaks üks rõhutame, et me ei finantseeri tema puhkust, ise oma rahade eest. No mingis mõttes finantseerime, kui me natukene taskurahadele maksame siin käimise eest. Oleme ausad, mees on nagu aastatega välja ka teeninud selle, et ühe korra saaks vahele ka jätta. Mitte siis nii, et sel ajal, ma ei tea, ma juba korra nagu hakkasin mõtlema, et äkki on mingi Tartu maraton, siis kui nagu tuli see info, et teda täna ei ole, aga mees juba pärast Ironmani siin oli siis... Ja, seda küll. Ei mõtlesin kohe ka, et kas või habe härmas, aga küll ta tuleb, aga jah, puhkab tubli. Täitsa soojal maal, et... See täna ja siis järgmisel nädalal siis saame ilma Markuselt hakkama, aga see seeria oli päris pikk, ma pole kokku nüüd arvutanud või lugenud. Üle aasta vist. Umbes niimoodi, sest ma tean, sellest ajast, kui mina tulin 2024 august vist äkki, siis ta ühe saateid vahel, kui tal mingi ootamatu asi tuli vahel, pidi ära minema. Ehk siis muljet avaldav. Aga pole paha. Täis hoojad ikka. No mis see teles kunagi mängis? Raudmees. Kallasted ja kõik, üle 100. Tartu maratonist oli juttu, olümpia endiselt käib. Olete olümpialainel ka või enam ei ole? Ei, ikka vaatasin iluuisutamist, poetasin pisar. Ei, no kusjuures nüüd olen natukene. Nüüd on nagu hakanud kohale jõudma, et kuule käib vist. Ja nagu meeldiv üllatus oli see, et üks nädal veel. Et ma ei tea, mul kuidagi läks sel aastal nagu selle olümpialainele saamisega aega natukene, et okei, kõik nagu fikseerisid ära, et algab ja vaatasid mingeid võistlusi ka, aga nagu tunnet ei olnud, aga nüüd nagu vaikselt hakkab tulema juba. Kuidagi vaikselt hakkab, mitte nagu väsimus, vaid nagu natuke hakkab see alguse elevus nagu natuke üle minema, eriti vaata, kuna Eestil on nagu suht kehvasti läik. No see on nüüd väga viisak. No ma ütlen, mina ennustasin ju, siin saates ütlesin ka välja, et paneme 10 kohta, et sellest 10 on vist praegu ära tulnud 2, eks ju, Ilves ja Kurling. No jah, Kurling oli kõva saavutus. Ei no selles suhtes, et saavutus oli sinna peale saamine. Faktiliselt on nõus. 10 koht oli olemas ja siis... Kristjan Ilves teine võimalus on ju. Hästi läheb siis Henri Sildaru Reni sõidus. Niina Petrõkina on ju. Kelly Sildaru võiks äkki ka 10 hulka mahtuda. Siuke 6-7 võib-olla tuleb, aga mitte rohkem. Aga seal on vaata need kahevõistluse ja suusahüpete, 6-7. Kahevõistluse ja suusahüpete need tiimivõistlused ka, kus tegelikult on mingisugune ootamatu võimalus saada sinna esikümnest sisse. Ei no mingid variandid on, aga kahjuks on nagu... Aga me ei loe medaleid, vaid esikümne kohti. Jah, just. Ei no kusjuures see ei ole nagu halb asi selles suhtes, et näiteks, meenutame Pariisi olümpiat, siis jäi nagu nendest 10 kohtadest päris mitmest jäi nagu selline hea tunne. Aga meenutame, millal me üldse taliolümpial medali võitsime. Kelly Sildaru oli, aga enne seda oli ju päris pikk pause. Šmigun 2010. Ja siis oli see Torino 3 kullaga olümpia. Ei no alati saab hullemini, mäletad Sotši olümpiat. No see kuulus Viktor Romanenkov, jah. Romanenkov, 24 või mis ta oli iluusitamis. Eesti parim individuaalkoht. Kontrollida, et fakt oleks õige, et kas ta oli 24 või 24. Mul kuidagi see 24 on jäänud. Täitsa võimalik, jah. Midagi sellist oli. Jah, 24. Et see oli siis parim koht. Individuaalselt, jah. Ja sportlasi oli meil ikka seal mingi pealt 30 minu mõelest, nagu äkki 30. Ei, vaadust, 25. Aga 25 peale nagu 1-2 võiks ju olla sellised, kes nagu kuskile... 1-2. Jah. Kui teistel on 6-7, siis meil on 1-2. Aga jah, jällegi, see ongi see väike Eesti, eks ole, et kui mõni põrub, siis nagu kohe seda järgmist ei ole võtta, et küll see siis midagi ära toob. Ei no, ma kirjutasin ka selles loos, et 2006, kui me 3 kulda võtsime, me olime medalitabelis Norrast ees, mis tundub täiesti nagu sõge statistika. See on jälle see, et... Norral oli 2 kulda vist. Ja mingi unik pronksi jõbeda. Just. See, kes neid loeb. Aga nagu selles suhtes, et kui sa vaatad praegu on Norral nagu, ma ei tea, palju neil kulda siis praegu on, Kläb on üksi juba 3 tükki võtnud, eks ju? Või 4 nüüd? 4 ju nüüd? Vist 4 nüüd, jah, juba. See on üks laskesuusataja võttis murdmas naiste teade. Ei no, pluss veel teised alad, see Birk Ruud võttis ju selle
pargisõidu seal, kus Sildaru finaalist oli ja nii edasi. Jah, igatahes kuidagi äge on vaadata tegelikult, ma olümpia juurde veel tulema, aga arvan, minul muide oli vist, ma arvan, hakkasin praegu mõtlema, et mis hetkel see nagu tulla võis ja vist siis, kui ma hakkasin vaatama neid nii-öelda ilusas eesti keeles öeldes obskuurseid alasid, ehk siis täiesti nagu neid asju, mida muidu ei vaata. Oleme ausad, isegi näiteks kiiruisutamine läheb selle alla, eks ole. Ma ei tea, kas seda kuskilt Eurospordist väga palju näitab, need panevad ikka suhteliselt slaalomit ja neid asju nagu mäesuuska ja kõike seda. Eurosport näitab seda skiimot. Ja. Kas see olümpial toiminud? Vist ei ole, ma ei ole tähele pannud. See minu meelest ei ole veel ei ole seda olnud. Mulle küll ei meenu, nagu jutt oleks ikka olnud. Üles ja alla sõidetakse suuskadega. See jääb kuskile lõpupoole vist. Aga jah, et siis see on nagu selline natuke selline olümpiavaim minu jaoks, et kui sa nagu vaatad asju, oleme ausad kas või ega ma nüüd näiteks Henri Sildaru võistlusi või jah, täpselt kurlingut ka, vist viimane kord vaatasin kurlingut enne olümpiat siis, kui oli MM, et tuuakse nagu niimoodi kätte, siis vaatada, aga ega muidu ei jälgi. Ja see nagu hakkab vaikselt, aga jah, seekord ma ei tea, kui mul see kurling kuidagi läks nagu natuke mööda, võib-olla pettumus ka, et vaatad meie omade võistlust, jälle kaotus. Ja selle oli nii, alguses ka võib-olla oli kohe keeruline mõnel saada selle olümpialaine peale ka. No see kurlingus oli see suur skandaal selle Kanada meeskonnaga, kes seal näpuga seda graniiti puudutas ja vastu vaidles selle. Pärast sai piinlikult teada, et roostlased olid salaja tõendusmaterjali valmis pandud. Ja siis mulle meeldis see, kuidas nad hakkasid rootslasi süüdistama selles, et te filmite salaja meie treeningut. Ärge filmige seda, kuidas me petame. Vaatasin korraga 26 medalit, Norral 12 kulda. Pole paha. Täna esmaspäeva hommikuse seisuga. 5 miljoni elanikuga riigis. Jah. Itaaliast saad aru, et neil on 22, et see on alati korraldaja riik, et kõik, et oleks viisakas. Aga jah, pole vahe. 3. muide, ütled ära medalitabelis. Ma võin öelda. Austraalia, Uus-Meremaa, mingi süke äkki. Kui sa niimoodi küsid. Aga... Ei, päris Uus-Meremaa ei ole siiski. Natuke suurem riik. Mõnevõrra suurem riik. Mõnevõrra veel suurem riik, aga Kanada on üsna lähedal juba. Geograafiliselt. USA, ütleme, pindalalt on Kanada suurem. Ja. No ikka spordis. Rahvaarv on 10 korda. Kanada ei mahu sinna top 10-segi. Mina olen arvanud, miks meil Eestis nagu lühiraja kiirusutamine nagu peaaegu üldse ei eksisteeri. See tundub ka seda on äge vaadata, eriti mingi teatesõit olete näinud seda, kuidas nad panevad seal nagu siseringil on mingid vennad panevad nagu hoo sisse ja siis nad vahetavad niimoodi kuidagi nende välimiste vendadega ja see kõik toimub nagu nii väikes ala sees, et see on väga siuke ekstreemne. Kogu see taliolümpia on suhteliselt minu meelest öeldud, et boksjääl või midagi sellist, et ja mulle ikkagi meeldib sealt on see legend, see Stephen Bradbury, see Austraalia poiss, kes kõik sõidud vist lõpetas kuskil tegelikult nagu lõpus, aga kuna ees kõik kukkusid või diskvalifitseeriti, siis vent oli niimoodi näpud püsti iga kord olümpia võitaks. Elu lõpuni see motivational speaker karjäär on olemas. Keegi ära ei võta nagu. Ja samas nagu ei läinud uhkeks ka minu meelest, just et väga vahva. Taliolümpia podcasti lõpetuseks ma tahaks veel ära märkida selle, kuidas Johannes Sösfeld-Klabo sprindi finaalis seal tõusul nagu üles jooksis suuskadega, see oli täiesti nagu, otsin nagu reaalselt peast kinni telekas, see oli haige. Kusjuures me ju teame, et ta teeb seda, et ta suudab teha, ikka vaata suu ammuli. Kusjuures ma nagu ootsin, ma nägin, kuidas poolfinaalis, veerandfinaalis, ta nagu ei pannud kõike välja, et kas ta nagu finaalis paneb, on ju. Ja ta jättis nagu kasutamata, tal oli 2 väga head varianti lõpusirgel, mida teha, mida ta kumbagi ei kasutanud. Üks oli see, panna täiega lõpuni välja ja vaadata, kui pikaks ta suudab nagu sprindis vahe venitada. Ja teine, millal veel sul tekib sprindi olümpiafinaalis variant võtta nagu lipp kätte ja finišeerides. Tal oli reaalselt see vahel nii suur, et 3. oli alati see klassikaline tagurpidi üle joone. Nagu... Seda tegi üks lühireja kiirusest ja tegi üks. Nagu lumel jooksev Haaland. Põhimõtteliselt on. Jah. Ma ei tea, mis seal Norras seal kraani vee sees on, see on täiesti... See on see Haalandi piim on see, ma arvan. Kläbo laseb seda sama. Mis seal muud olla saab? Aga läheme natukene jalgpalliliste teemade juurde ka. Siin kõigepealt võib-olla sellise jalgpallipoliitika juurde, ehk siis Kuno Tehva, meie kuulus FC esindaja siis või FC juhatuse liige, tema siis ütles nädala sees, käis seal kuskil reisil kohtumisel jälle ja siis ütles, et tema uuris seda asja üle ja talle öeldi siis, et UEFA Venemaa klubidele eraldisi teinud siis, või tähendab, eraldised on teinud, aga väljamaksid mitte niimoodi, ma sain aru. Külmutatud, eks ju, jah. Ja samas meil on kõrvale panna siis UEFA peasekretäri kiri siis Eesti klubidele, mis ütleb ikkagi, et või annab mõista, et neid väljamaksid ikkagi on tehtud. Ehk siis, keda me usume?
noh, seal võib alati olla mingi selline tehniline asi, et ma ei tea, ülekanne on pangas kinni ja noh, mis iganes, eks ole, aga ma ütleks selle kohta nii, et noh, mis vahet seal on tegelikult. Et see on nagu natukene see, et me pole neid rahasid nagu välja maksnud, noh, on robustne võrdlus, aga mis mul pähe tuli natukene on see, et ei noh, et noh, nad koondavad sinna Ukraina piirile neid vägesid, et ega nad siis ometi üle piiri ei lähe, et ega nad lollakad ei ole. Aga noh, näed, läks nii, on ju. Et äkki paneks nagu varem kuidagi pidurit sellele asjale, et äkki ei oleks seda raha nagu vaja välja maksta ka siis, kui see sõda, mis iganes moel nagu läbi saab. Et siis on nagu okei või? Ei ole ju tegelikult. Ega see ka ju ei ole otsustatud. Et noh, et isegi kui need rahad ei ole välja makstud, et kes teab, mis nendest rahadest üldse saab? Praegu jääb nagu mulje umbes nii, et neid ei ole välja makstud, aga noh, nad on hetkel külmutatud, et noh, umbes nii, et kui see jama läbi saab, et küll me siis maksame nagu. No, natukene nagu, okei, see on minu tõlgendus, eks ole, aga praegu see kõlab nii. Mina olen kuulnud ikkagi, et Kuno võib-olla natukene sai seal valesti aru, ehk siis pigem on tõde seal rohkem selle UEFA Theodoridise väljaütlemises, kes siis eks ju ta mainis mitut asja seal. Esiteks, et väljamaksed justkui on jätkuvad Venemaa klubidele. Teine asi võib-olla, mille peale või nagu mille osas siis Kuno siis info sai, on see, et selle, mida Theodoridis ka ütles, et need klubid, mis on sanktsioonide all, eks ju, mille omanikud on sanktsioonide all, neile ei ole väljamakseid tehtud, eks ju. Ehk siis noh, ma ei tea, paljud klubid sealt Venemaalt justkui peaksid seda raha saama paberite järgi, paljud on saanud ja paljud ei ole seda saanud, seda ei ole eks ju välja öeldud kuskil. Aga ja noh, mingi info on üldse, et Venemaal käib see asi üldse niimoodi, et see käib Jalkaliidu kaudu, et need väljamaksed tehakse nagu Jalkaliidule ja siis Jalkaliit vaatab sealt ise kuidagi edasi klubidele, aga igatahes mina olen aru saanud, et neid väljamakseid ikkagi peatatud selles suhtes ei ole, et mingi raha on ikkagi liikunud. Ehk siis noh, muidugi see on täiesti teine teema, kas see peaks üldse niimoodi olema, on ju. Noh, seal UEFA on nagu põhjendanud justkui sellega, et mingisugused juriidilised asjad on, mis siis takistavad nende väljamaksete peatamist üldse, on ju, aga noh, see tundub kuidagi nagu algust peale kummaline. Pankadel ei ole võimalik, noh, mingi huvitav, ma ei tea, minu meelest Eestis on nagu küll kogu aeg kuuleme, kuidas pankadel on võimalik igasugused asjad kohe seisma panna, nagu, eks ole. Ei, pankade teema oli selle Ukraina klubidega, vaata, kellele pangad mingid keeldusid väljamakseid tegemast, siis leiti mingid muud moodused. Mis on ka jälle jabu. Lihtsalt see ka võib-olla üle korrat, et Ukraina klubid on oma rahad kätte saanud, seal ei ole nagu mingisugust, seal oli alguses tõrge, kuna pangad ei saanud, aga noh, seal ükskõik kuidas lõpuks, ma ei tea, veoautoga sulle rahaga, aga need rahad on nagu kätte saadud, et seal sellega enam muret ei ole, lihtsalt praegune küsimus ongi see, et kas need Vene klubid peaksid siis edasi raha saama, okei, Vene klubide jaoks need rahad, mis on nagu üle tulnud, ma olen ka aru saanud, on nagu suhteliselt nagu kopikad nende jaoks, et seal need ei ole mingisugused miljardid, mis on sinna liikunud, aga asi on põhimõtteliselt. Seal on jah, 5 senti ka on nagu liiga palju, eks ole, et jah. Ja noh, kogu selle asja ümber ikkagi nagu heietamine ja noh, nagu, et ei saa nagu konkreetselt öeldud, et ei, me ei maksa, vaid noh, on täpselt, et küll on mingid pangad kuskil vahel süüdi ja kõik see, et noh, see on, minu jaoks see läheb lihtsalt sinna, et FIFAs selgelt Infantino ja rohkem, UEFA-s vähem, aga noh, seda on ka ikkagi kõrvalt näha, et kui jällegi, ja noh, eks seda on nagu Eestis ka olnud nagu kõlama jäänud, et kui nagu jalgpalli ja üldse sporditegelased, see on nüüd ka noh, värskem näide on, eks ole, olümpiast rääkisime, Rock, eks ole, selle kelgutaja teemaga, et kelgutaja võid Skeletoni sõita, võib kelgutajaks niimoodi. Skeleton on kelgutamise liik. Nad ilmselt ise solvuvad, mul on kahju ja ma vabandan. Skeletoni sõitjaga, jah. Et noh, kui hakkavad nagu spordiorganisatsioonid mingisugust poolvägisi nagu mingit rahutuvi mängima, et noh, siis üldiselt läheb nagu asi kiirelt aia taha, et sport ikkagi väga selgelt minu silmis peegeldab ühiskonda, mitte nii, et ta hakkab nagu looma ühiskonnale mingisugust sellist mudelit ette, et selle järgi kõndida, et noh, oleme ikka kõik sõbrad edasi ja kõik see, et noh, see ei ole realistlik lihtsalt. Et kõik kogu see noh, ütleme siis teatav nagu valmiduse puudumine selgelt otse välja öelda, et ei, et Venemaa on sõda alustanud riik ja me ei anna neile raha, et noh, minu meelest see nagu selle taha jääb eeskätt.
et noh, ikka tahaks ikka sinna suurde jalgpalliperre nagu tagasi võtta, noh, see on see Infantino jutt, mille ukrainlased infantiilseks ristisid, et noh, see on see kõige hullem näide, aga seda nagu niimoodi väiksemas vormis nagu tuleb ikka mujalt ka paraku. No see on tegelikult ju, noh, sellest on ka palju räägitud, et ega meie oleme siin Ida-Euroopas, oleme nagu need, kes nagu justkui sellest aru saavad, ega muu maailma jaoks, kes on kaugemal, nende jaoks võib-olla see ei olegi nii teema, et noh, seesama Čeferin, eks ju, Sloveen, UEFA president, Venemaa noortekoondised on ju mänginud Sloveenias, ma saan aru, et see isegi sellisel kaugusel või sellises distantsis see ei ole enam nii mustvalge nende jaoks. Aga vaata, siis ongi nagu just see, et mida meie saame teha, noh, kui siin jälle, eks ole, Tehvale siis ütleme konkreetsemalt ja Kaljule ette heideti seda, et miks te seda osad Eesti klubide pöördumist ei toetanud, eks ole, et noh, ma nagu ei näe, et see tulemust annaks, et noh, me oleme siin samas laua taga minu meelest ka nagu rääkinud, et noh, võime ju igaüks mõelda, et aga kui ma annan kuskile ükskõik millisesse heategevusse nagu 10 eurot näiteks, et noh, mis see annab, et noh, see on ainult 10 eurot. Aga kui me kõik paneme 10, see on juba 30. Kui me ütleme, igaüks ütleb ühele sõbrale, et kuule, noh, äkki toetad ka, siis see on juba 60. Ja nii ta kasvab. Et noh, see on üks võimalus, mida meie saame teha, eks ole, jah, ega siis need, kes sellele pöördumisele alla kirjutasid, ju said ka tõenäoliselt aru, et see ei tähenda seda, et selle peale UEFA-s lüüakse kulpi ja öeldakse, et jah, nüüd me teeme nii. Aga sa saad lihtsalt hoida seda teemat pildil, nii nagu hoitakse praegu selle Ukraina skeletoni sõitja kaudu, eks ole, Ukraina teemat pildil ja tuletad meelde, arusaadav, et kuskil Lääne-Euroopas see on mingi kauge asi kuskil eemal. Ega meil on ju mingite teiste piirkondadega sama lugu, on kogu aeg olnud, see on normaalne, see on inimlik. Aga meie siin kõrval olles ja ikkagi olles nagu sellest suurest naabrist ikkagi selgelt paratamatult oma asukoha tõttu ohustatud, me saame seda teemat üleval hoida. Ja me ei pea ju tegelikult selle jaoks mingisuguseid neid eurosi loopima, vaid sellest piisab esialgu, mis Eesti klubide algatus oli lihtsalt ühest allkirjast, et annad märku, et me oleme ka olemas, et oleme selle kõige vastu. See ei võta ju tüki küljest ära. Et ja minu jaoks on nagu arusaamatu, miks see osade jaoks nii keeruline on või nagu mida nagu kardetakse või kas jääb mingi märk maha, et oled selles aktsioonis osalenud ja mis siis? Mida see halba peaks tegema? Ma ei kujuta ette, mida nagu peljatakse, et noh, ükskõik mis tasandil nagu, et muidugi on neid ka, noh, kellel nagu on selgelt teine maailmavaade, eks ole, ja siis ma nagu ütleks samas, et nagu ütlesid otse välja. Ütles otse välja ja noh, okei, hea küll, meil on arvamusvabadus, eks ole, aga lihtsalt ära nagu keeruta, et aga just neid keerutajaid on palju seal vahel. Nõmme Kalju puhul lihtsalt on see ju, et ega neil, kui sa vaatad seda meeskonna koosseisu ja peatreenerit ja nädes, seal on ju väga-väga palju venekeelseid inimesi, eks ju. Et noh, me ei tea, kui palju on neid venemeelseid seal, eks ju, aga noh, lihtsalt Kalju puhul see ilmselt on ikkagi ka teatud määral faktor. Ma mäletan, kui seda ju algas, siis oli ka ju, Kaljul oli suur skandaal selle plaguga ju, mis neil fännid tahtsid ju ühele mängule seal täitsa 2022 alguses tribüünile tõmmata, mida siis Kalju ei lubanud lõpuks. Õige, et noh, mingisugune selline nagu ajalugu on seal olnud ja noh, lihtsalt mida ka paljud võib-olla on lihtsalt kaadri taga öelnud, miks mingid klubid ei ole selle avaldusega liitunud või ei ole nagu ühinenud sellega, et noh, paljud üks ju imestasid, et kuidas neid nii vähe tuli. Et ikkagi väga paljud tunnetavad seda, kui mitte siis mingit sellist bona fide välispoliitilist soovi mõjutada, vaid ikkagi pigem sellist sisepoliitilist Poolak versus Klaavan telje asja, eks ju. Noh, kui me vaatame seda klubide nimekirja seal 28, siis noh, ma ei tea, kui palju seal peale Levadia üldse oli klubisid, kes ju olid nii-öelda poolakuleerisid, pigem on see need jõujooned, või noh, mitte jõujooned, vaid noh, see rindejoon justkui läheb sealt samast kohast ikkagi läbi, et paljud ikkagi nägid seda, et pigem see oli selline sisepoliitiline nõks, et seda ennast nagu pilti tuua, mitte siis tegelikult nii-öelda justkui nagu Ukraina aitamise sildi all tegelikult ennast upitada, noh, mis ma olen mitme nagu klubi vedajaga rääkinud. No see taak paraku käib nagu kaasas, jah, selles mõttes. Ei ole midagi teha. Aga noh, see sama, mis sa tõid see skeletoni sõitja näide, seal ka tegelikult noh, väga palju on justkui hakatud seda ju ära kasutama nagu enda upitamiseks, just mida ma mõtlen, noh see Vladislav Heraškevitš, eks ju, paljud ilmselt spordisõbrad praeguseks on kursis skeletoni sõitja,
kes siis tahtis olümpial võistelda kiivriga, kus peal olid siis, ma ei tea, palju need olid, mingi 24, 26, midagi sellist sõjas tapetud Ukraina sportlaste, näopilti, niisugune mustvalge kujundus oli, eks ju. Ja Rock tal siis ei lubanud seda teha, kuna siis ütles, et see on poliitiline sõnum, mida siis olümpial ei lubata sellisel kujul väljendada. Ja see Heraskevitš oli siis, võitles sellele nii-öelda vastu, ütles, et vaidles vastu, ütles, et tema ikkagi tahab niimoodi võistelda, tal väidetavalt ei olnud vist ka teist kiivrit, et tal ei olnud mingit muud varianti seal, ja lõpuks siis läks, Rock pakkus talle mingeid alternatiive, need ei sobinud talle, ja siis lõpuks visatigi ta siis nii-öelda olümpialt välja, kuna ta ei allunud korraldustele või niimoodi öelda, et ühesõnaga selline asi oli siis, mille peale siis väga palju igal pool, just siin meie piirkonnas eelkõige, eks ju, hakati siis tegema erinevaid avaldusi, kuidas Rock on paha ja ikkagi moraalitu, et see selline mälestusavaldus ei ole siis poliitiline sõnum või selline slogan käis sealt läbi. Ma lihtsalt, mitte et mul oleks nagu hullult see Heraskevitš oleks antipaatne, aga ma lihtsalt natukene selles olukorras kuidagi tundsin ka Rockile kaasa, sellepärast et me teame, olümpiamängud, olümpiaharta, seal ongi öeldud, sa ei tohi poliitilisi avaldusi teha. Okei, ukrainlased ütlesid, see ei ole poliitiline avaldus, see on võib-olla vaidluse koht, aga arvestades seda, kui palju poliitikuid selle peale nagu tagajalgadele tõusis, kui see lõpuks ära keelati, siis kas me saame päriselt öelda, et see ei olnud poliitiline avaldus? See pigem ikkagi oli, ukrainlased teadsid, mida nad teevad. See on nüüd täpselt see, et mis on poliitika, eks ole. Kuskile sa pead selle piiri tõmbama. Kuskile sa pead, ütleme selles mõttes ma nagu, jah, täpselt ma ei kiida ka heaks, aga et ma nagu isegi saan nagu Rockist aru, et nad on ise ennast kahvlisse mänginud sellega, et kui sa üritad meeleheitlikult hoida seda apoliitilisust ja kõike seda, eks ole, vaatame nüüd ka näiteks Rocki enda telgitaguseid, eks ole, et see ei ole apoliitiline organisatsioon, lõpetage ära, nalja teete. Organisatsioon ei ole, nad üritavad seda nagu spordi välja, seal oli ka võistlus peab olema selline, aga ma selles suhtes toetan, olümpia on püha, olümpia ongi püha, see ongi võimalik, seal ei ole reklaame, seal ei ole mingisugused sellist kommertsasja, seal ongi sportlased oma lippudega, kes võistlevad, eks ju. Aga pealtvaatajate hulgas on ka Vene lipud. Ideaalis, eks ole, pealtvaatajate hulgas on Vene lipud ja need ei ole mitte Vene lipud, vaid need on mingid lipud, millest on fotosid olnud, mis nagu ikkagi selgelt ülistavad impeeriumit, eks ole, ja kiidavad sõjale takka, et ütleme, ma saan nagu aru sellises olukorras võib-olla natukene ka, kus oli näiteks, oli vist, ma mäletan, kas see oli täitsa USA ja Taani vaheline hokimäng võis olla, igatahes Taani mängis, kus mingid pealtvaatajad olid tulnud Gröönimaa lipuga, mille kohta öeldi, et pange see palun ära, sellepärast et kui USA fännid näevad, siis võib tekkida mingisugune rüselus. Inimesed ütlesid, okei, me saime sellega pilti, me paneme selle lipu ära, kõik oli rahulik, tegelikult on reeglites on kirjas, et olümpiamängudel võib vist täiesti on nii kirjas, et olümpiamängudel sa võid olla tuua tribüünile ainult osalevate riikide lippe. Minust UEFA-l ja FIFA-l on ka mingid sarnased. Tõenäoliselt, mis on täpselt see klassikaline nii-öelda see Palestiina lipu välistamise case, eks ole, ja kõik see. Või toome lähemalt näiteks. Minu teada, aga nad ei osale kuskil turniiridel, eks ole, et eriti just. Et kui ma ei eksi, siis minu teada lugupeetud Toomas Vara on ikkagi saanud iga kord oma selle Saaremaa on tour lipuga nagu selgitada, et mis riikide reklaamite siin lipu peal ja mis asi see on, eks ole. Vahel on ära ka võetud, pärast tagasi antud. Aga et jah, ütleme see ideaalis tõesti, aga kas sa nüüd saad öelda nagu ka, et olümpia ei ole kuidagi reklaamiga seotud? Selles suhtes, kui sa vaatad võistlusi, seal ongi, võistluse väljas, Heraskevitš võib oma kiivrit seal, ta ju avatseremoonial ka käis sellega, keegi ei võtnud ära seda. See lihtsalt see olümpiavõistlus, see ongi püha, see peabki olema püha. Mina tahaks, et see jääkski pühaks. Et seal ei olekski nagu mingisuguseid selliseid avaldusi, seal ongi minu poolest võiks olla, kõik on täpselt, ongi oma koondise kiivrid, sul on lipuke peal ja niimoodi sõidame. Mulle meeldiks ka ideaalis, aga ma nagu näen, et me oleme sellest ideaalist juba olümpiaideaalist nii kaugele jõudnud, eks ole, et kui Partain ütles ka, et sport, sa oled rahu, eks ei ole enam tänapäeval paraku. Et ega selles mõttes nagu Rockil seal, ütleme,
lihtsaid otsuseid ei olnud, et seda tuleb muidugi arvestada, et kui sa selle lubad, siis järgmine kord tuleb keegi sul seal sõjas langenud venelaste kiivriga ja ütleb, et ma pean sellega starti saama. Täpselt seesama näide on ju, et see on küll see taust, jah, sellega ma olen Pandora laeka avamine, kui sa sellist asja lubaks, sest muidu tulekski järgmine kord, mingil hetkel, kui venelased on tagasi, ilmselt praeguse seisuga juhtub varem kui hiljem, kui arvestades nagu Rocki üldist meelsust, on ju. Et siis, näiteks ma ei tea, 28 on mingi, ma ei tea, suvesport, mingid ekstreemspordialad, seal on ka kiivrid, on ju, et tuleb mingi teises maailmasõjas langenud venelastega. Venelased ju võitsid teise maailmasõja, nad on justkui õiged inimesed selles osas. Ütleme, see on nagu probleem, jah, aga et näiteks see sama... Meie teame, kes on hea ja kes on halb. Mille sa nagu välja tõid, eks ole, jällegi, et ka kuidas, just jõuame ikka ringiga selle rahutuvi mängimiseni tagasi, nagu, eks ole, et kuidas Rock tegelikult nagu üpris aktiivselt ja eks see sõltub muidugi ka aladest, eks ole, aga Rocki president Kösti Kavalsi on ka nagu ikkagi selgelt nagu mitte päris nii otse öelnud nagu Infantino, et igatseme venelasi tagasi, aga mõista andnud, et tahaks ikka nagu tagasi tuua nad võimalikult kiiresti siia sellesse ühtsesse spordiperre jälle. Et näeme isegi seda, need neutraalsed Venemaa sportlased, eks ole, kes taavad rusikaga vastu rinda, siiski endiselt nagu mingit kahetsust ega midagi sellist seal ei paista, et hoia vähemalt madalat profiili või midagi, eks ole, mõni seal on võrdlemisi, ütleme siis otse sõjakalt meelestatud igas mõttes. Ja samas, eks ole, taustakontrollid nagu näitavad ka, et nad ei ole neutraalsed tegelikult, aga et nad on kuidagi sealt läbi saanud nendest filtritest, eks ole, et eks nad niimoodi vaikselt imbuvad tagasi ilmselt jah, aga seda enam ongi nagu lihtsalt see, mida me teha saame, okei, Rock käib üle meie pea, FIFA käib üle meie pea, me saame vähemalt nagu näidata nii, et sa saad õhtul nagu rahuliku südamega magama minna, et ma olen omalt poolt teinud, mis ma olen saanud, ma olen näidanud, mida mina sellest asjast arvan. See on see, mida Eesti saab teha praegu. Ilmselt mingil hetkel tuleb lauale jälle see Venemaa, ma ei tea, U17-koondis, jalgpalli juurde tulles U17-koondise lubamine mingitele võistlustele on ju ja nii edasi, et see... ja ütleme, eks ole, ongi siis, et kui FIFA lubab, siis on nagu jälle see, et mis me siin Eestis on ju näiteid, eks ole, kuidas suurvõistlusi on Eestilt ära ka nüüd juba võetud, sellepärast, et Eesti ei luba venelasi riiki. Jah, vehklemises oli see, aga siin oli ju värskem näide jalgpallist on ju Läti-Leedu korraldasid ju futsali EM-i ja seal kuna Valgevene pääses ka sinna, Valgevenet ju ei ole kuskilt välja visatud UEFA võistlustelt veel, siis kuna lätlased, leedukad kumbki Valgevenet ju endale riiki ei lubanud, siis tuligi Jefferin võttis ilmselt kõne kuskile Sloveenia alaleitud, kuule, et pange üks saal valmis, et tuligi üks korraldaja juurde Sloveenia ja siis võrsus neid Valgevene. See on teine variant, jah. Või tuletame siin meie oma rannakoondist meelde, eks ole, kes oleks võinud kulpi lüüa ja väljakule minna, aga otsustasid nii ja ma arvan, et magavad öösel rahulikult. Sportlik tulemus tõenäoliselt kannatas selle all, me ei tea, eks ole, kuidas see mäng lõppenud oleks, aga... võimalust ei antud või endalt võetigi see võimalus ju ära selle... Aga see oli nende valik ja aus valik selles mõttes, eks. Aga lihtsalt mingil hetkel võib-olla tekibki see küsimus, et kas see boikott justkui nende mängude vältimine, kas see nagu on lõpuks õige tee, et kui need asjad nagu muutuvad nii üldlevinuks, et tulebki see, näiteks see Valgevene mängibki kõikidega ja siis kas see, kui Eesti nüüd ei mängi nendega, kas see lõpuks on nagu annab efekti, on ju? See on igaühe enda otsusta. Et olümpial ka ju need samad neutraalsed sportlased, minul pole need, ma võib-olla ei ole nagu niimoodi uurinud ka, ma tahtsin just öelda, et mulle need neutraalsed sportlased selles suhtes on meeldinud, et nad on nagu sa ei saa öelda, et Venemaa ei oleks päris kohal, nad on kohal, nad ei võida midagi. Õnneks nad on piisavalt kehva taseme. Nagu nad ei saa nagu öelda, et neid ei ole üldse lastud, aga nad on kuskil seal taga otsast tavaliselt. Aga ikkagi see nagu kuskilt siit-sealt imbub läbi just selliseid, et kui nad just nagu peale juba lubati, siis oli ikka natukene selline Hasjaine Vernulis hoiakut nagu sealt kuulda. Võib-olla neile muidugi ka öeldakse, et tõmmake nüüd tagasi, et küll me varsti saame, et ärge praegu veel kisa tehke. Aga ühesõnaga jah, see nagu see sport ja poliitika, see on need on nii läbi põimunud üksteisest tänapäeva maailmas, eks ole, nagu on sport ja raha, aga samamoodi, et need olümpiaideaalid, need jäävadki sinna kubertääni aegadesse paraku. Aga ma lihtsalt selles suhtes, kui on võimalik nagu sellist asja eemal hoida, siis Rock seda endiselt ikkagi teeb, mis tõttu ma nagu ma ei oleks nagu nii, meie peamegi häält tegema. Meie peamegi nende kaitseks häält tegema, eks ju, aga lihtsalt ma saan sellest Rocki otsusest ka aru, et nad ei saa seda Pandora laegast nagu enda vaatest avada, et see muidu läheks nagu täiesti ilmselt väga inetuks. Ei, sellega nõus, aga siis vaat ongi see võimalus, eks ole, et kutsuda see sama Hraskevitš, eks ole, kuskile rääkima, tuletada seda teemat jälle meelde, eks ole, Münchenis ta käis, eks ole, julgeolekunõukogu. Hraskevitš ju saigi, ta sai mingi Ukraina aumärgi juba, ta on selgelt rohkem tähelepanu saanud, kui ta oleks siis saanud ilmselt, kui ta oleks võistelnud niimoodi lihtsalt. Tõenäoliselt jah, paradoks jah. Ta ju eelmisel
olümpial tegi ka mingi žesti, see oli ju vahetult enne seda suure sõja algamist. Jah, sest ärme seda unustame, et ukrainlaste jaoks see sõda on käinud juba ju vähemalt aastast 2014, kauem. See ongi mitte 4 aastat, vaid kauem. Üle 10 aasta. Vot, pool tundi spordipoliitikat, lähme siis nagu selle päris jalgpalli juurde ka natukeseks, et Mihkel Ainsalu, mees, kes siis ütles eelmise hooaja viimase mängu järel, et andis vähemalt selgelt mõista, et tema on küll Levadiast lahkumas, ikkagi jäi ja sõlmis lepingu ka, nii et Levadiale kõva valuuta ikkagi keskväljale juurde, et väga kõva. Tema on olemas. Jah, ega siin ei olegi muud öelda, ma ausalt öeldes nagu, et Levadia Ainsaluga on, ma ütleks, ikkagi teine meeskond, kui ilma Ainsaluta ja sinna seda tüüpi asendust leida, sest et see, tood uue mängija, kes võib-olla omadustelt nagu sobib kuskilt välismaalt, aga ta peab ju sobituma sinna võistkonda ka oma loomuomadustelt ja kõigelt ja liidri omadustelt, et ei oleks üldse lihtne ülesanne olnud lahendada nüüd niimoodi veel, kus suur osa hooaja ettevalmistusest on ikkagi selja taga ka, kui nüüd Ainsalu oleks läinud kuskile mujale. Lisaks Ainsalu on selle ettevalmistuse ju täismahus kaasa ka teinud. No me ei tea, mis punktid seal lepingus on, et võib-olla kui võime oletada, et kui suvel mingisugune hea pakkumine kuskilt tuleb, siis Ainsalul on võimalus leping lõpetada, lahkuda. Erinevalt eelmisest aastast, kui hea pakkumine tuli, aga ei saanud. Jah, me ei tea, mis need kokkulepped oma vahel on, aga kindlasti Levadiale, kes siin tegelikult on üsna palju muutunud ka vahel, julgeks öelda, et Premium-liiga mõistes üks parimaid keskvälja mängijaid, kui suudad sellise mehe endal võistkonnas hoida, siis kõva sõna ikkagi, et tiitliheitluses olla. Ja just need sellised kogemused ja liidriomadused ka, kui lihtsalt praegu tegingi Levadia koosseisu just selle pilguga lahti, et mis seal siis nagu, kes seal siis nii-öelda vanematest olijatest üldse on? Peetson. Kes on kõige vanem Levadia mängija, kes teate praegu? Peetson äkki ongi või? Ei ole. Üks mees on aasta vanem veel. Vana see Kirss on. Robert Kirss on kõige vanem mängija. Vanameister. Kirss Aliste, aga Peetson kaptenina just, et Peetson on see, kes võib-olla on üks nendest lipukandjatest seal ja Ainsalu on nagu teine, et Salist on nüüd uus liituja, eks ju, Kirss ei ole nagu põhimängija, et siis tulevadki Sakarljukad ja Liivakud juba, nii et niimoodi paned enne hooaega paika juba, et Kirss ei ole põhimängija. Viimases mängus alustas. Ei, tegelikult muidugi, ilmselt ei ole. Et siis tulevadki juba Liivakud, Roosnuppud, Valnerid on ju, et nagu, kes on ka juba ootamatult nagu kogenud mängijaks saanud. Vanameister. Jah, et seal, mis meil see vanameistrite piir on kokkuvõtted salates? Natuke kõrgemal kui Peetson. 33 oli vist. Podol Juusin sai nüüd eelmine aasta sisse. 92 oli, nüüd on 93 vanameistrid, et isegi veel Kirss ei kvalifitseeru. aga ma vaatasin muide, ma otsisin praegu üles omal mingi hooajalise ettevalmistuse faili, kus ma siin Levadia mänge kommenteerisin, siis ma selle jaoks nagu vaatasin, et subjektiivselt nagu tundub niimoodi, et pool saltsi oleks nagu minema jooksnud, et kõik on läinud, eks ole. Et tegelikult, kui vaatasin nagu minutite poolest esikümmet, siis eelmisest hooajast Larsen, Turr, Mavretic, lahkujad, kõik. Aga samas muidugi siis sealt nagu järgmised 15 meest sai üle 1000 minuti kirja ja siis saabki nagu selle järgmise viisiku, seal olid siis Musaba, Lepistu, Adžiri, Tambedu ja Torres, kellest siis Tambedu on ainult alles. Ehk tegelikult niimoodi vaatad siis 15 mehest, 7. Oleks Ainsalu läinud, siis oleks juba kallutanud selle protsendi üle poole, et üle 50. Tuumik ütleme, jah. Et nagu midagi ikka on, aga samas, kui sa nagu vaatad seda Levadia kes olid nagu sellised ideaalse algkoosseisu mängijad, nendest on Larsen, Turr, äärelkaitsed. Mavretic ka ikka. Mavretic, jah, ka vist oli pigem esimese valiku. See oli see Aleksandr Patovit. Aleksandr Lopes-Gomez on ju endiselt alles, eks ju. Mõtleks ta nüüd on ta hooajal mänginud üldse? Minu meelest ei ole. Ma ütleks, minu meelest ta taastub veel. Jah, sai vigastada. Päris 100% ei väida. Suvel vist on ju, tal läheb vist natuke aega, et kui tema terveks saab, siis on tegelikult selle nagu sükse alumise 6 koht nagu adekvaatselt täidetud. Peetson on seda kohta mänginud, jah. Peetson on ka mänginud, jah. Peetsoniga muidugi on see, et kui sa nüüd vaatad nagu neid keskkaitsjaid, siis on nagu selge, et pika hooaja lõikes küll ta mingil hetkel sinna jälle vajuma peab, nagu, eks ole, et
praegu tundub, et Tammiki Boro on nagu see esimene valik, noh, ärme unustame, neil on see Kaua Taavi ka ju veel olemas, kellest me nagu kes mängis ka ääre peal. Ja ta on parem kaitsja rohkem. Noh, jah, kolmese liiniga saad seal veel varieerida, teha igasugust trikke, kui tahad, eks ole, vajaduse looja jooksul, aga ütleme, et noh, mingid valikuid nagu on, aga see uus mees, eks ole, kes nüüd toodi, noh, temast ka suurt midagi ei tea. Aga ta on suur. Suur tank. Suur on küll, jah, see on õige. Aga mulle tundub, et praegu võiks ikkagi nagu olla see Tammiki Boro võib-olla see esimene paar nagu, aga noh, näis, et seal võib-olla see Vankvo alustab temast samamoodi nagu Boro alustas eelmist hooaega, et nagu sellise nii-öelda vahetusmängijana ja siis mingil hetkel kerkib nagu sinna. Mis nad ise kasutasid vist? Abraham, kuidas iganes öelda. Suur papa ja Abraham. Jah. et ei, kui sa vaatad nüüd seda eesmist liini ka, siis noh, seal on nagu süle ja seljaga ikkagi Eesti klubi. Ei no Otooja ei alles, Vendelli ei alles. Pedro on alles, noh. Jah. Sul on veel... Oleme ausalt, paned sinna ette Vendelli, veel Tambedu, eks ole, Kirss on sul võtta, et noh, seal on nagu valikuid küll ja veel Roosnup ka juba Levadia mõistes vanameister, eks ole, nagu täiesti, et Tambedu on ka alles ju. Ma ütlengi, Tambedu on olemas, eks ole, et noh, kõik on nagu, seal on valikud küll ja veel. Nagu kuidagi mingi selline tunne jääb nagu, et Levadia on jube riismed, on ju. Aga tegelikult, kui sa niimoodi hakkad mõtlema, võib-olla tegelikult ei olegi. Pluss, eks ole, neil on noh, see jälle uue treeneri efekt ikkagi selles mõttes just ka, et noh, Sahovaiko toob mingit teistmoodi hingamist natukene sinna. Noh, ma ei tea nüüd, eks ole, siin nüüd oleks Jürgensoni vaja, kes räägiks meile ära täpselt, et kui palju siis ikkagi protsentuaalselt ma tahaks teada, päris täpselt, nagu, kui palju Levadia mängijad said aru sellest, mida Kurro Torres rääkis neile. Vahel mul on niisugune tunne, et seal mingi osa läks kindlasti kuskil tõlkes kaduma. Nagu. Okei, nali naljaks, aga et noh, kindlasti see nagu annab mingi efekti, pluss ikkagi kui palju on Levadias neid mängijaid, ma arvan, kes nagu kõige rohkem pigistavad endast siis välja, kui neil on vaja midagi tõestada, kui nad on näljas, et nad jäid tiitlist ilma, nad on ikkagi troonilt lükatud. Nad tahavad tagasi seda. Ja neil on kõik, tegelikult selles võistkonnas on nagu võimed täiesti olemas, et seda tagasi võtta. Nii et mina ütleks, et tuleb karta Levadiat selle hooaja. Jätkuvalt. Mina ütleks, et esinelik on täiesti ettearvamatu sel hooajal, et võtta pane nad tiitlivõitjaks, aga nad võivad vabalt lõpetada ka 4. kohal ja sisuliselt kõigi esineliku meeskondadega on niimoodi, et ülikeeruline ennustada. Võib-olla mõne puhul 4. jäämine üllataks natukene rohkem, aga see ei oleks mingi... Kelle puhul see on siis? Kelle puhul? See ei oleks... No kui Flora jääks 4., siis ma oleks võib-olla natukene üllatunud. Samas jällegi Flora puhul nagu iga aasta me kuskil veebruaris istume neil on lahkunud nüüd Tõuges, neil on lahkunud Poom, tuumikust mängijad, eks vahel on Sappinen ka lahkunud. Kui Levadia jääks 4., ma oleks ka tegelikult üllatunud. Et võrreldes, ütleme, Paide ja Kaljuga nagu natukene... Paide on ka nagu justkui tugev... Jaa, ei, nõus. Oleks üllatus, Kaljul tugevam keskväli. Aga mitte nii suur, minu jaoks Paide 4. jäämine ei oleks nii suur üllatus, kui Levadia või Flora puhul ütleb. Aga ma arvan tegelikult, see selleks, ennustada siin võime, ma arvan, et tegelikult täiesti võimalik, et see 4 sel aastal läheb nagu üsna tasavägiselt, üsna lõpuni välja isegi. No loodame, 2016 mälestus on siiamaani enam-vähem pärskelt meeles, et 10 aasta tähtpäev möödub sellest, kui tõesti 4 tiimi olid seal lõpus ju tiitli konkurentsis. Kas meil sel aastal oli ka viimases voorus omavahelised või? Ma ei ole isegi vaadanud, see tundus nii kaugelt. Üks mäng toimus Pärnus. Sa mõtled nüüd... Ei, ma mõtlen nüüd sel aastal. Äkki oli isegi või? Mul on praegu meeles, et kas oli või ei olnud? 1-2 oli, ma nagu korra vaatasin üle. See on täitsa jah. Ilmselt on tõde, jah. See on üsna hea võimalus, et paned pihta. Emma kummaga, ma kohe ütlen. Jah, Levadia Kalju ja Paide Flora viimane voor. 7. november, pange kirja. Ei, Paide Flora, seal hakkab nalja saama. Oleks äge, kui oleks nagu kõigil 4 tiitel mängus sel hetkel, mõtle. Kõik on võrdsete punktide peal, väravate vahest hakkab olema midagi sellist. 2 viiki. Ma ei viitsi pärast neid vandenõuteooriaid kuulata. Tuleb niikuinii igalt poolt. Mingisugune kahtlane otsus läheb seal, kelle kasuks läheb. Ja kindlasti juhtub midagi just täpselt. Aga Kaljul ka mõned uudised, Kask ja Kõrre pikendasid siis lepinguid 3 aastat siis alates sellest veel 2028 lõpuni päris pikad lepingud, et Kalju on arvastanud minu meelest seda vaata välismaalastega Chelsea Eesti Chelsea. Nii hull ka ei ole, et 8 aastat. Nad on ju väga heas vanuses ka mängijad. Palju selle Jonathaniga nüüd ära söödi sellest lepingust, temaga ka tehti pikk leping ja enne esimest ametlikku mängu juba anti kinga. Aga vaata, seda on ka olnud nagu, et
viimastel aastatel, et tulevad välismaalased, tehakse 3-aastane leping ja siis suudetakse need ikkagi nagu viisakalt lõpetada. Võib-olla seal on mingi klauslid sees siis. Ma arvaks küll, jah. Et seda on nagu seda hea on vaata välja aastane katseaeg. 3 aastat sa saad ka öelda alati, et kui ta tegelikult on mingi 1+2 või 2+1 või mis iganes, eks ole. Et sisuliselt ongi katseaeg, jah. Oleme ausad, nagu jalgpallur on kogu aeg katseajal, et kui ikka tahetakse sest lahti saada, küll siis see võimalus leping lõpetada leitakse. Ja Paidel ka siis ju täitsa põnev mees satsis juures, ehk siis U17 maailmameister hakkab Premier Leagues mängima. Jah. Ja mitte nagu, ja siis seekord mitte selline maailmameister, kes nagu meil need on, et 4 minutit meistrite liigas mänginud mees, eks ole, on siin käinud neid igasuguseid väga kõikidest klubidest vist mõni selline läbi praktiliselt suurematest. Aga ta oli ikka põhimees seal. Jah, ja naljakas lihtsalt mõelda, 2019 see oli ja Sokkerent näitas neid mänge. Sokkerent TV eetris juba 6 aastat või 7 aastat tagasi figureerinud mees. Jah, vaat see on see, et jälgige turniire. Jah, toimusid päris ebamugaval ajal vist vaatamiseks. Suht kommenteeritud küll neid, jah. Tegelikult, kui sa seda CV-d vaatad, mis seal veel ju sees oli, Kangur, sina tegid temast ju põhjalikuma loo Kamsiga rääkisid, see oli nagu päris muljetavaldav, et ma, minu esimene mõte oli ka, et mis tal siis nagu viga on, et siia sattus, et no kuule, isegi Kams minu meelest ütles nagu mingi sellise lause seal nagu, et esimese, kui selline CV lauda tuleb, siis nagu vaatad, esimene asi on alati see, et mingi vale koht, et mis nagu aga et nii ta ongi täpselt, et tema puhul siis see, et tal ei ole mänguminutid üldse. Et mis see põhjus nüüd on, mine võtta kinni, aga me enne teada ei saa, kui mees nagu mängima hakkab, et siis saame sotti. Miks tal ei lubatud isegi esimesmeeskonnaga treenida, seda nagu välja ei tulnud vist? No seda jah, ei pärast on mingisugune pätt ja kaabaks on ju. No ei, pigem mitte tundub, aga jah, et saame näha. Ega enne ei oska midagi öelda, et Paidest kõige lihtsam näide tuli see Tomas Hadžepong, kelle puhul isegi mul oli see tot, ma tean seda nime ju, et ta oli Manchester City's kuskil seal nagu täitsa nii-öelda nagu piiri peal kuskil. Siis läks laenule, nagu need suurklubide mängijad tihti peale käivad, eks. Aga jällegi, sa võid sealt pärli ka leida ikkagi. Et see on täitsa selline 50-60. Nii et. Jah, ühesõnaga Paidel siis, kui see mees mängima hakkab, peaks olema siis number 10 positsioonilt, eks ju, et sealt võib nagu CV järgi võib päris äge vend tulla, aga jällegi nagu sa ütlesid, kunagi ei tea, kas päriselt ka, et praegu ta vist väetalt füüsiliselt vormis ei ole esimeses kontrollmängus siin. See oli varianti kaasa ei teinud veel, et vormis ei ole, see on ka see, et kui sa nüüd jõuad nagu pikkade seiklaste järel uude riiki, et kas sa seal kohe paari päeva pärast oled valmis mängima, et see ei tähenda nüüd, et mees on õllekõhuga või midagi, eks ole. 3 nädalat tuua alguseni ka, nii et. Jah. Kiire siukse. Kuule, hiljem on ka toodud ja on saadud vennalt mängima küll, et ei ole üldse küsimust. Ma ikka vaatasin nagu neid, kas hakkame nüüd kontrollmängude tulemustest järeldusi tegema, et siin Flora võitis Levadiat. See on järgmine küsimus praegu, et Flora võitis Levadiat. Ja mis mul tuli esimese asjana meelde, 2017 superkarikas, mis ta siis, ta oli juba FCI vist, seal loal. FCI Tallinn uhmerdas Florat 5-0. Siis hakati. See ei olnud pre-season, see oli juba võistlusmäng. See oli võistlusmäng, jah, isegi seda enam. See oli võistlusmäng, superkarika peale, 5-0. Siis hakati hooaega mängima. Kes tuli meistriks? Flora. Mitme punktiga FCI Tallinn neist maha jäi? 25-ga. Flora kaotas 2 mängu liigas sel hooajal. Ei ole mingi näitaja. Et ei, sellest ma ei tulemusteks, aga ütleme, kas me midagi muud loeme sealt välja. Kris, sina ju kommenteerisid seal Paide Kalju lahingut, et mis mulje sellest jäi sulle midagi nii-öelda põnevat silma peale tulemuse? Võib-olla seda, et võrreldes ma ei tea, 6 aja taguste mängudega ikkagi see mängupilt on võistkondadel kõvasti paremaks läinud, et päris nii roostes ei olda, kui kohe sealt talvepuhkuselt tulles, et seda on näha, et 6 ajaga on ikkagi nii palju muutunud, aga ma ei tea, et midagi muud väga saaks välja lugeda. Okei, mõlemad olid tegelikult üsna tugeva koosseisuga. Paidel oli päris mitu puudujat, aga kuuldavasti ka
vigastused on Neil oli päris palju seid noori oli seal. Ja noori oli, kes siis tulid viimaseks umbes pool tunniks mängu, aga neil on mingisugused vigastuste mured ja kui sellest mängust midagi meenutada, siis 10 minutit ja Gerdo Juhkami imeväravat, ega muud nagu, ma ei tea, sellest mängust mõtet järeldada ei ole. Ma väga vabandan nüüd ette juba, et ma Juhkamis kahtlen, aga et see mingi rikošett nagu ei olnud, sest see pall endas kuidagi väga kummalise kaarega. Selles mõttes, et sisse läheb, super, pane näpud püsti ja tähistama küljejoone juurde, eks ole, ütled täpselt nii tahtsingi, aga ma ei tea, mulle nagu tundus kuidagi sellest videost, mis ma nägin. Ristnurk on alati vaba. Ja see vint oli kuidagi huvitav, aga jälle löö ära ja kõik on hästi. Levadia puhul, jällegi mänguks, eks ju, kaotasid Floral, aga lihtsalt huvitav nüanss on praegu see, et neil on 3 nädalat hooaja alguseni ja see oligi praegu seisuga nende viimane kontrollmäng, ehk siis Savaiko nagu ütles ka, et nad midagi veel vist nagu vaatavad, uurivad. Neil oli siin mingil hetkel eelmisel nädalal vist oli variant Seinajõgiga mängida, aga Seinajõgi ise ütles vist oli vist midagi sellist, et lepiti kokku, klubid nagu juhatused leppisid kokku või need kontori pooled ja siis Seinajõgi treener ütles, et seda me küll võtke ära. Seda on ennegi olnud minu mõnest ka nagu. Et plaanid muutuvad, on ju. Just. Võib-olla sul on seal mingid vigastused, asjad tulevadki vahele ja kõik värgid. Et Levadial oli ju mingil hetkel ikkagi neid paljusid kontrollmänge lepitakse tegelikult juba eelmise aasta kuskil sügisel hakatakse kokku leppima, et neil oli vist tol hetkel veel variant või plaan või mõte minna ka välismaale, ehk siis nad nagu väga aktiivselt neid Eestis vist kokku ei lepinudki neid mänge ja siis kui seda reisi lõpuks ei tulnud, siis tuli kuidagi kiiresti tegutsema hakata. Kui sa vaatad siin, Kalju mängib ju veel lätlastega, siis neil ongi juba nende see superkarikas juba, jah. Ja Kaljul on ju, eks ole, see graafik natukene teine, Floral sama, eks ole, et superkarikas tuleb juba peale, jah, Paide mängib ju nüüd Floraga, eks ole, siis mängivad ka selle Supernovaga, et siis sul nagu Eestist ei olegi väga võtta, eks ole, sellist korralikku sparringupartnerit ja siis pigem juba ongi see, ma ei tea, võtad oma tuubli ja teete seal ühe treeningmängu, kus sa saad asju harjutada, eks ole. Veel parem, vaata, ei pea nagu ülekannet võib-olla ei ole, ei pea kellelegi midagi reetma, keerad Viimsis sai ukse lukku ja aga nagu Andrei ütles ka, siis tegelikult praegu ongi juba ettevalmistusel jõudnud kätte see aeg, kus rohkem juba mängitakse, et ka treeningutel pannakse rõhku mängulistel nüanssidel, mitte ei ole enam see, et nüüd laome hooajaks põhja, et see on suures osas ikkagi, ma arvan, et ka teistel klubidel nagu läbi tehtud protsesse. Jah, see torks mulle ka silma just nagu, et see on huvitav, et see võib nagu praktiliselt nädalaga muutuda, et ilmselt see tulenebki sellest, et kui kõvad treeningud on, et vaatad, et enne oli veel siukest täpselt keegi lööb pallist mööda ja keegi lööb löögi sul seal halli uksest välja praktiliselt, aga et siis nagu järsku tuleb see hetk, kus nagu on see, et okei, nüüd nagu hakati mängima. Et mäng juba meenutab, nagu ülesehituselt saad aru, et ega siin ju millalgi esimeste mängude järel Zahhovaiko ütles, et ega me mingi taktikani nagu väga pole jõudnud, et võib-olla see natuke udutamist ka, eks ole, aga reaalsus on ka see, et see on põhjaladumise aeg. Ja siis hakatakse juba tegema nagu selliseid taktikatrenne ja mänguplaani paika panema ja nii edasi, et vaikselt läheneb. Vaikselt läheneb, nalja pole, selle nädala lõpus on hooaja avamine, järgmisel nädal on superkarikas ja ülejärgmisel nädal algab Premium-liiga ja esiliiga. Veebruarist on ka üle poole möödas juba. Lihtsalt. Meil siin saate algus on vahel need kalendaarseid tähelepanekuid tehtud, siis olgu seekord ka see linnuke ära tehtud. Kontrollmängudest midagi veel on kellelgi südamel? Oli vist see, et siin Andrei ütles, et Kaljul on kõige kõvem keskväliliigas. See on nüüd see, et ma ei tea, kakelge selgeks seal väljakul. ei viitsi arutada, hooaeg näitab täpselt. Bogdan Vaščuk veel platsil pool käinud, et me ei ole veel päris pilti temast ette saanud. Tema on ka üks nendest, siis kumb enne saab, kas Vaščuk või Cabral platsile? Eks olla. M-kumb, ma arvan. Aga kusjuures mõlemad, nagu kui Cabralist rääkisime Paide nurga all, siis Vaščuk ikkagi kui ta näitab sarnast taset, mis tal oli siin Levadia lõpuaegadel, siis ta on ikkagi, ma arvan, väga kõva täiendus Kaljule. Aga jällegi me ei tea, eks ole, mis ta praegu on ja teeb, sest et me neid kaugemaa mänge ei ole keegi näinud paraku.
jah, siin homme vist tuleb Ilja Antonoviga meil välja reklaamime ette juba Elupalli taga saade, kus siis Antonov natuke räägib sellest Kuveidist ja võib-olla siis vastab ka sellele küsimusele, et kas Vašjuk seal päriselt mängis ja kas tema ka midagi tegi seal. On mänginud, ma olen näinud isegi videoklippe päris mitmest mängust. No vot, nii et olgu see väike reklaam ka tehtud, aga Eesti koondis ka siis natuke uudiseid siin nädala sees sai. Endiselt muideks ei ole teada ju selle kuulsa Rwanda turniiri osas mängupäev, ma ei tea, võib-olla mängupäevad on kuskil teada, aga kes Eesti vastased on, mingil hetkel uurisin paar nädalat tagasi vist siis juba Jalkaliidust, siis öeldi, et kogu aegselt öeldakse, et varsti kohe teeme selle loosimise ära, et kes kellega vastamisi läheb, seal neli tiimi, eks. 2 mängu. Ja 2 mängu, et ilmselt on siis nagu poolfinaalid ja finaal justkui ja 3. koha mäng, aga mida sul vaja teada on? Neist 3 2 tükki saad, no mis mängid ära, plats on roheline 90 minutit mängu aeg. Loodetavasti on roheline. No seal on, Rwandas on. Vaata seda, ma soovitan, vaata seda, see ei ole ikkagi pommiauku, minnakse mängima, vaadake seda Rwanda rahvusstaadionit, sinna on ikka raha pandud, et ega see Arsenali varrukate peale. Aga ma olen näinud ka seda Reiteli saadet. Seal on ka kollaseid väljakuid. Ei no jaa, aga koondis ei viida sinna mängima. Need ja. Samas jälle, oleks huvitav. Aga mis siis sai selgeks, on see, mis tuleb pärast seda märtsikuud, ehk siis Rahvuste Liiga sügisel. Enne seda on Balti turniir ka. Enne seda on Balti turniir, jah. Juunikuus, aga Rahvuste Liiga loosimine tuli siis ära, meile tulid siis vastaseks Island, Bulgaaria ja siis Luksemburgi ja Malta paari võitja, kes siis mängivad seda play-out'i või play-in'i või kuidas iganes seda öelda, kes siis jääb C-liigasse, kes D-liigasse. No, ma tea, minul nagu mingisugused erilisi emotsioone selle loosimise osas nagu ei olnudki, et nagu suurt vahet ei olnudki, kes sealt vastu tuli, et seal nagu oli selge, et üks tuleb ilmselt, kes on nagu selgelt ikkagi favoriit ja ülejäänud nagu enam-vähem nagu siuksed. No mul nagu nii palju oli, et kui ma ikka sealt teisest potist oleks selle Slovakkia saanud, siis esiteks on see, et nad on suht kõvad ja me alles mängisime, et ütleme okei, aeg muidugi lendab, et siuke tunned Soomega ka ja alles siin pukki lõi väravaid meil, eks ole, siin Alekokil ja seal ka, aga sellest on nagu aega möödas, pluss see on Soome. See oli eelmisel 10. Just, et sellest on aega möödas, pluss see on Soome, et nendega nagu võiks madistada küll. Armeenia oleks jälle siuke, et jälle need, eks. Kuidagi, ei ole nagu mingit emotsiooni väga. Jah, et nad ei tekita nagu, ega Bulgaaria nüüd ka mingit emotsiooni ei tekita, aga Bulgaaria pole väga ammu mängid. Vähemalt me pole nendega väga ammu mängid. Bulgaaria üle on ikkagi paljud Eesti koondise fännid, kes käivad võrsil mängudel, on väga, väga õnnelikud, et Bulgaaria. Septembri lõpp ka veel. Siuke hea suve pikendamine natukene. Ja ütleme, Island on ole sellest esimesest potist kõige tugevam, nii rankingu mõttes kui ka ilmselt nagu subjektiivselt, kuigi ega sealt nüüd Albaania ei oleks mingi parem lahendus olnud ilmselt. Võib-olla Albaania isegi viimasel ajal tugevamalt kui Island. Jah, ja Montenegro ja Kasahstan nagu ka ei kõneta nagu kuidagi. Kasahstan on jah Island on selles mõttes nagu hoopis ägedam ikkagi. Nagu no Islandis, nagu vaata, kui sa võtled nagu siukse tavalise rea tänava inimese mõttes, siis Islandit nagu teatakse, et Island on jalkas kõva, et käisid seal MM-il ja EM-il on ju. Kasahstan, kes on ju tegelikult kas see viimane valiktsükkel või eelmine valiktsükkel, kus nad said ikka mitu väga kõva võitu kodus on ju. Et see on nagu siuke mis asja on ju, et kui meil seal raskeks läheb, siis mis asja on ju, aga ega ütleme Luksemburgiga ka meil ju lihtne ei ole. Kasahhide viimane nagu punktimäng on kodus 1-1 Belgiaga näiteks. No ma ütlen mingid siuksed ja enne seda võõrsil 1-1 Põhja-Makedooniaga, mis nagu ei ole ka siuke lihtne ülesanne võõrsil, eks ole. Okei, Belgias said 0-6, aga ei, seal, ütleme, seal jalgpallis on ju raha. See on ju selge, eks ole. Ja Montenegro nagu on suht suvaline kuidagi. Aga ütleme, räägime nendest, kes meile tulid siis tegelikult. Island, nagu sa ütlesid ka, peaks olema favoriit selles grupis, eks ju, neil pärast neid finaalturniiride aastaid nüüd on ikkagi langus tekkinud. Mõned mängijad on ära lõpetanud, aga kui sa vaatad selle koosseisu lahti, siis neil ikkagi tipliigade mängijaid on Otti Too. Nagu armastatakse öelda, et see selles suhtes ikkagi selge soosik peaks olema paberi peal. Ja Bulgaaria on, eks ju, me räägime siin 94 MM-ist ja mis nad olid 3. ja 4. eks ju. Poolfinaalis mängisid, aga tegelikult viimased, ma ei tea, 10 aastat juba täiesti ikkagi selgelt, isegi julgeks öelda meie masti tiim nagu suures plaanis, et nad on ikkagi seal C-divisioni nagu alumises pooles olnud. No Islandi kohta lihtsalt jäi silma üks hea näide on see, et veebruaris, märtsis nemad mängivad Mehhiko ja Kanadaga ja Haitiga, ehk siis nad on nagu sobiv sparringu partner MM-iks valmistavat. Aga kas see on ka üks nendest turniiridest või ei ole? Ma eeldaks küll, ei, maavõistlus on kirjas.
no, friendly. FIFA, aga nad on kõik friendly, nii et ma ei oska praegu peast neid FIFA, kus meie ka sõidame mängima, neid oli päris palju üle maailma. Ütleme, et nad nagu sinna ju suvalist satsi ei oleks võetud, eks ole, ilmselt. Enam-vähem ju, jah. Et nad on nagu sobiv sparringu partner MM-iks valmistuvatele koondistele, see peaks, ma arvan, suht palju ütlema, et kusjuures ei ole FIFA ei turniir. Siis ma vaatasin ka, et kuna üks mäng on Mehhikos ja 2 tükki on Kanadas, et siis nagu ei klapi kuidagi. Haitil ilmselgelt praegu ei mängita, see on nagu Soome sõidab ju Uus-Meremaale mängima pentadele. Seda sama FIFA turniiri. Kappe Verde, Tšiili ja Uus-Meremaa vastu. Kõva. Aga rahvuste liiga juurde tulles, Islandiks, Bulgaaria ja Luksemburg, eeldame siis Luksemburg, kui nad võidavad Maltat, peaksid olema soosikud seal, et jällegi Eesti, kui niimoodi lihtsalt paberi peal need ritta panna, siis vist on isegi kõige nõrgem või? Jah, ma arvan ka. Aga mitte nagu olulise vahega. Jah, ma arvan ka, et Luksemburg on ikkagi tugevam. Ütleme, kui paneme lihtsalt koosseisud paberil, kes kus mängib, mis tasemel mängitakse. Ja see on loosimisel ma sportlikus mõttes tahtsin, et tegelikult San Marino tuleks sealt 4. sellepärast, et C-liigasse jah, et püsime jääda, aga ma arvan, et see on ikkagi päris suur oht, et me võime C-liigast välja kukkuda, aga samas nagu ütles ka peatreener Jürgen Enn, siis ei oleks nüüd mingisugune väga suur üllatus ka, et kui me selle alagrupi teisel kohal lõpetaksime. Natuke võib-olla naljakalt see lause kõlas umbes, et julgen unistada teisest kohast, et Jürgen Enn näeb niisugust mitte õudusunenägu, vaid siis väga ilusat unenägu ja siis vaatab, kuidas me seal, ma ei tea, kellegile kaotame ja siis saame teise koha, aga tegelikult see on nagu realistlik unistus või selline hea sihtmärk, mida püüda. Küsimust ei ole mängima, minnakse ikka igas mängus võidu peale. Ei muidugi. Et see ärge nüüd selles keegi kahelge. Aga vaatad Luksemburgi, et seal on ka St. Paulist on mehi ja ta on Sinani ju sealt, eks ole. Ja ikkagi siuksed võib-olla Luksemburgil mõned see Kelson Rodriguez, see minust ei mängi enam vist koondises. Minu meelest mitte. Aga seal mõned mehed on ära lõpetanud, Luksemburgi nii-öelda vahepeal ikkagi väga hele tõus. Nad olid ju B-liigas. Ja nad enam nii tugevad ei ole. Nii hullud ei ole, aga kui sa vaatad ikkagi, nad on ka seal aga see ei ole see Luksemburg, keda me siin 2004-4-0 loputsime kodus. Keegi ei keeruta neid niimoodi enam, et kui ma vaatad nagu seda Luksemburgi viimast valiktsüklit, siis ka tegelikult 6 kaotust, aga 6 mängust, aga väravate vahe 1-13, mis tundub nagu, et ei midagi erilist, aga vaatad, et neil olid Saksa, Slovakkia ja Põhja-Iirimaa. Tegelikult nad istuvad kõvasti kaitses. See on nagu näha. Ja ka kui 13 väravat sisse Saksamaaga 0-2, keskmine ei ole üldse 6 mängu peale, eks ole, see ei ole üldse nii väga hull, et see, et Saksamaa neid kodus, eks ole, 4-0 võidab, see on niisugune suht loogiline asi, aga siis üle 5 mängus 8 väravat siis. Midagi sellist, et me kuidagi neid keerutama hakkame, et see unustage küll kohe ära, et selles mõttes, kui sealt Luksemburg tuleb, siis ei ole mütsiga vehkida midagi, aga teine koht täiesti reaalne asi, mida peab püüdma, sest nüüd peaks ikkagi Eesti koondisel hakkama mingi tõus ju ka tulema. Muidu meil varsti on need noored ja lootustandud avastame ka, et on oma võistkonna kõige vanemad nagu Kirslevaadias. See on ikkagi ju peaproov järgmise EM-valiksarja tsükliks. Kui me tahame EM-ile pääseda, siis alagruppi võit oleks ka ju väga kõva valuuta. Ja me ju teame, et rahvuste liiga ikkagi pidi näitama nagu ära selle, kui kõva üks koondis on. Aga see on tõsi. Aga graafik on minu arvates ebasoodne Eesti jaoks, et see oli päris keeruline algus, et seal 2 mängu võõrsil ja ma loen ette 26 september siis Island võõrsil, 29 september Bulgaaria võõrsil, siis mina kui ma alguses vaatasin seda, siis mul läks täiesti meelest ära, et see 2 eri, või tähendab, et meil on ju see sügisene süsteem muutunud, lihtsalt tuletame selle ka meelde, et meil on septembri, oktoobri aken nüüd koos, 1 aken ja siis on novembri aken. 4 mängu. Aga tegelikult endiselt on 2 mängu septembris, 2 mängu oktoobris ja 2 novembris. Aga 26-29 september siis Island Bulgaaria võõrsil ja siis on 3. ja 6. oktoober kodumängud siis kas Luksemburgi või Maltaga esimene ja teine Islandiga. Siin on variant, et nagu päris suur oht isegi, et meil esimese 4 mängu järel on väga kasin punktisaak. Ja ütleme, kui Island eeldame näiteks, või ma ei tea, miks me peaks eeldama seda, et nad võidavad, aga ütleme, et nad võtavad nii-öelda oma äraselt. Aga see Luksemburgi kodumäng, see on väga, väga tähtis mäng kohe. Ja tegelikult see Bulgaaria võõrsil ka muidugi. Sealt midagi tuleb kätte saada.
2 punkti mingisugune absoluutne miinimum, et midagi sellist. Neli ikka, kui sa tahad nagu seal ei, nagu sa tahad teist kohast rääkida, siis ikka 4, jah. Siis nagu alla 4 ei ole juttu. Ja sõidame. Ja isegi kui sa püsima tahad jääda, siis ka tegelikult ikkagi kodus tuleb seda, siis on see 3, kes tuleb kodus seda Luksemburgi, eeldatavalt siis Luksemburgi nagu ikkagi võita. Ja fännidele vist ei ole ka kõige mugavam algus, et Islandil Bulgaarias. 3 päevaga. Mõni võib-olla peab valima, aga tuletame selle võistlussüsteemiga meelde, et esimene koht siis tõuseb otse B-liigasse, teine koht läheb siis mängima seda promotion play-offi siis B-liiga 3. kohtade tiimide vastu, eks ju. 3. koht jääb otse püsima, ehk siis see, mis meil ju praegu nüüd juhtus, on ju viimati. No sellepärast olekski tahtnud San Marinot. Ja 4. koht siis läheb mängima seda play-out'i või play-off'i, siis D-liiga meeskondade vastu. Ehk siis jah, see püsima jäämine on see, mida me ikkagi tahame teha, mina peaks selle lati sinna, et okei on see, kui me jääme püsima, et siis me ei saa seda nagu ebaõnnestunuks lugeda otseselt seda rahvuste liigat. Teine koht oleks juba korralik õnnestumine, esimene koht super on ju. Ja 4. koht, ma lihtsalt üks asi, mida ma tahaks, oleks see, et see punt oleks nagu mõnusalt põnev see alagrupp, et seal ei oleks niimoodi, et ma ei tea, Island võidabki 6-6, teine koht võidab 6-4 niimoodi, et seal lähekski nagu viimase piirini välja nagu põnevaks, et sellist asja nagu pole ka. Kuidagi pole nagu ammu tundnud, et oleks nagu mingisugune selline et näiteks, et sul on viimase vooru veel, et kui sa võidad, sa võid tõusta, kui kaotad, siis võid langeda, et mingi süke... Eestil on kuidagi sattunud nii, et ma ei tea, mingi 1-2 vooru enne võistluse lõppu on juba enam teada, et kus sa enam valikgrupid on tihtipeale ongi sellised, et see suur favoriit võtab kõik ära, siis on mingi teine koht, kes võidab kõiki peale selle suur favoriit ja nii edasi. Ja kui meil oleks 4 mängust 4 võitu, ma oleks jumala rahul. 2 viimast lükkamine lihtsalt. 6-6. Ei, aga nõus muidugi. Aga ütleme, mõnusalt nagu, ma olen nagu oodanud seda just täpselt, et see Jürgen Henni ajal nagu ei ole ju rahvuste liigat veel mängitud, et selline mõnus punt, kus sul ongi võimalik kõiki võita tegelikult, sul on ka oht kaotada kõigile, et see sellised mängud, et kus sul ei ole nagu, sa ei lähe eos juba istuma kaitsesse või väga vähem on neid mänge, kus me läheme eos nagu vastase väljaku poole istuma, aga lihtsalt neid sellised mõnusaid pusimisi. Mis ikka algaks nagu nii-öelda 50-50, et kui sa mingi Saksamaa vastu alustad, siis see on selge, et see on optimistlikult küll, jah, sel hetkel, kui pall mängu pannakse, on seis 0-0. Kus võit oleks hea saavutus, aga mitte ebarealistlik asi. Ja ongi nagu naljakas, et ma just avastasin ka ennast jälle mõtlemas, et kui nüüd see loosimine oli, et millal need mängud nüüd on, siis saad aru, et septembris ja mõtled, see ei olegi nii kaugel. Et kuidagi nagu see nälg on juba olemas, et me ju nägime viimases valiktsüklis ka ikkagi just nagu mängijate põhjal mingid väga positiivseid märke, et okei, need vennad nüüd vahepeal nagu tulnud juurde. Meil ei olnudki nagu selliseid mänge, kus me oleks väga palju saanud nagu selliste omasuguste vastastega müdistada. Et tore, eks ole, et tegelikult me nüüd saame seal Aafrika turneel nagu väga omasugustega mängida, eks ole, oleme ausalt Balti turniir ka tegelikult ju vägagi omasugustega, aga see ei ole see, need ei ole punktimängud, need ei ole need, eks ole, need asjad. Olulised mängud kahtlemata, et need, sealt tuleb ju võtta ka midagi selleks, et ikkagi seal ükskord võiks seal FIFA tabelis tõusma ka hakata, nagu ükskõik kui ebaoluline see tabel on väidetavalt. Väliseestlastest ka natukene, meil on iganädalane kiitmisrubriik on Mattias Keidi ja Tunni osas, kes siis, kas nad mängisid sel nädal 2 mängu vist? Jah, neil oli 4 päeval ja siis 2 mängust 2 võitu ja 8 tükki järjest just. 8, klubi rekord. Ja vahe on rohkem ega vähem kui 15 punkti hetkel tabelis. Okei, teisel kohal on 1 mäng pidamata. St. Gallenil siis, aga... Kuidas seal eile, mul jäigi nagu vaatamata, kuidas seal eile lõppes see konkurentide mingi omavaheline või mis 3. Basel Lugano mängisid Viiki. Super. Seal on üldse, kui sa vaatad, nagu neil on need ilusad rohelised kastid ja siis seal järgmistel on nii, et see viimasest 5 mängust enamikul on vist 1 võit või midagi. Seal jah, kusjuures on päris jõhker, et just viimaste voorudega on nagu julm vahe sisse tõmmata. Ja hästi palju viike on olnud just. See, mis mängib liidri, vesiliidri veskile. Loogiline, kui me võtame seda, mida me oleme Šveitsi liigast rääkinud alati, eks ole, tasavägine, aga neil läheb praegu hästi. Kahju ainult, et Käidil endal seal väike see tundub, et mure oli, aga nagu ta ise ütles, et ta kohe nagu kui rääkisin temaga, siis ütles ka nagu, et ei ole vigastus. Et see oli ettevaatus märgime ära, et nädala sees mängis, nädalavahetusel jättis vahele väikse mingi tundiselt hakkas lihast tõmbama. Mängis esimese poole ja siis neljapäeval ja kuna see mäng tuli kohe peale nagu niimoodi paar päeva hiljem, siis ei hakatud riskima, et tagareis oli natuke tunda andnud. Ärme nüüd unustame seda ka, et tal oli vahepeal ju päris tõsine vigastus ja pikk paus ja nüüd nagu uuesti sealt tagasi tulla, ta on ikkagi 90 minuti mees olnud nagu täiskoormustega, et pole ime, kui siit sealt natuke tunda annab, aga seal on hästi palju ikkagi minna veel, et seal on veel, ärme unustame seda, et Šveitsis lüüakse ju ka liiga vist nüüd, kas äkki 5 vooru oli veel,
siis lüüakse pooleks ja siis mängib veel esimene ots omavahel. Punkte ju pooleks ei lööda, selles suhtes nagu kuskil Poolas või kuskil oli vahe. Seda mitte, õnneks, seda mitte. Mine võtta mingisugused need Kreeka esiliiga tabelid ette ja see punktis need sooritused on vägevad seal mul on siuke tunne, et seal on mingi eraldi osakond on tööl lihtsalt selleks nagu, et õigustada seda, et me teeme mingit matemaatilist trikki siin. Šotimaal toimus ka päris äge mäng, ehk siis Michael Schöning-Larseni Kilmarnock mängis kuulsa Celticiga, Celticuga vist kõlab suupärasemalt ja olid väga lähedal, et kodus seal ikkagi punkt kätt saada, 2-2 seisult, Celtic lõi seal ikkagi päris hilja lõi 3-2. No see rünnakuga põhimõtteliselt, jah. Aga ega seal, kui need väravaid vaadata, ega seal väga peale enda kedagi süüdistada ei olnud, et kaitses mingid pallid Larsenil või? Larsen õnneks oli nendest olukordadest väljas, ma võin seda öelda, nagu vaatasin neid väravaid just selle pilguga, et mis meie mees tegi, aga oli nagu väljas jah nendest, aga mis on nagu hästi positiivne on see, et ta on seal nüüd ikkagi mängida saanud. Mitte ainult mängida saanud, vaid ta on nüüd viimastes mängudes 90 minutit teinud, et see on oluline. Ta vaikselt saab jalgu alla, kui see poole hooa pealt tuled, see ei ole nii elementaarne ja lihtne asi, aga selle üle on hea meel. Selle tulemusele oli kahju juba sellepärast ka, et ikkagi Celtic on seal tiitlimängus suur konkurent Heartsile ja Heartsi muinasjutt ma küll loodan väga, et läheb lõpuni välja ja ka Poorele ka hoian väga pööjalt. No eile said Rangersi käest tappa 2-4. Hearts on viimase 3 mänguga 2 kaotust saanud, et neil on vahe on ikkagi oluliselt vähenenud. Et teoorias oleks see mäng oli hiljem, et teoorias oleks vist võinud olla see vahe seal väga selgelt juba Heartsi kasuks, aga nüüd on 57, 55, 54 Hearts, Rangers, Celtic, nii et seal on väga see on nüüd see, mida me oleme tahtnud, see tummine andmine. Seal lüüakse ka ja tabel pooleks, seal tulevad tippuda omavaheliselt veel üks ring juurde. Celticul on veel mäng varuks ka, nii et põhimõtteliselt võivad olla sama pulga peal, nii et ei ole lihtne. Kabora siis mängu ka, mängis vist teise poole viimati ja võtsin seal need statistilised reitingud olid tal ikkagi päris punases, et nagu halvas mõttes punases, et seal vist kõige paremat mängu just ei teinud. Nojah, kui sa seal on enamikul punases, ma vaatan, et kui sa välja võtad, siis jah, ei ole hõisat eriti. Ja Katrin Kirpu ka siis ju Agrammi võistkonnas Horvaatias esimene mäng lõpuks kuulutati välja. Päev enne mängu. Zagreb Dinamo vist ei saanud siis omale mingid võõrsil täiendusi Kirpule vastata. Ja 2 väravat kohe esimeses mängus, et tundub, et asja eest toodi. Jah. Väga ilus. Sain, et kes Sokkernate seda intervjuud ei ole lugenud, siis tal pagas suudeti kuidagi kuskil Brasiiliasse saata ja ütles, et aga äkki sealt kuidagi nagu mingid Neymari putsad siis tulevad tagasi või Pele omad. Tundub, et tulid. Väga hea, see on, ja ega siin see, et nii lõi mõlemad võrrad peaga. See kiir jalgadest. Putsade küpp. Ja see, et Kristina Teern värava lööb, see on siuke tavapärane linnuke juba. Ainult ühe või? Jah, just. Eelmine mäng lõid kübara, nüüd lööd ühe ainult, mis mõttes. Aga mingid kui vaata Napolis mängisid need Eesti tüükud, siis ka nad ikkagi tuuseldasid väga selgelt. Siis oli kas Serie C või B? Praegu on ka ju C. Praegu on C, et see C nagu ikkagi Eesti koondislastele selgelt nagu on. Tundub siuke kus nagu paugutada. Aga oleme ausad, see Katania seal ka on oma grupi tipus, et eks see B on ilmselt sihikule võetud ja võib-olla selle plaaniga ka see naiskond komplekteeritud natuke. Just nii. Välisestest ei ole midagi, mida ära märkida. Karl Metsal läks kehvasti. Läks Mattias Tammest on kahju, kes ei saa seal Šotimaal ikka nagu üldse peale lasti jälle mingiks 5 minutiks ainult, et see on kuidagi nukker. See tood nagu mehele ainule. Ei aidanud nagu seal treeneri vahetused ja asjad ka eriti. Kas siis ei ole ise piisavalt hästi silma paistnud või mingisugused muud põhjused, aga kuidagi ei ole jalgu alla saanud ja tegelikult ega see siuke mõelda vaid, kus ta oli nagu eelmisel suvel tegelikult ju täiesti nagu karjääri parimat jalkat mängis, teenis seal penaltid, punaseid kaarte, oli väravaid on ju, ja tuli meistriks. Jalgpalluri elu, ega see, me mõtleme, et see on nagu kuidagi eriline, et kas meie meestel nii kehvasti läheb, vaadake, see jalgpall on täis selliseid lugusid. Ja, aga samal ajal näiteks Mustmaa on siin väga hästi kevadel mänginud. Eile vist ju penalti pluss värav, penalti teenitud. Eile äkki, aga jah. Ja Pihin väravuse, et okei, Poom sai nüüd tagareia vigastuse, aga selline äge Slovakkia punt, kellele pööjalt hoida. Või
Baskotši, palju oleme rääkinud, eks ole, aga lihtsalt ka see, et nüüd juba nagu igapäevane asi jälle, et mängis jälle 90 ja võitsid jälle ja okei, nad on natuke selles mõttes ebastabiilne punt, et nad tiitli peale ilmselgelt selle eurokohtade peale vist ka nagu väga ei keeruline, ütleme, et 4. küll tõusid jälle, aga see on ikkagi väga kõva tase, kus ta iganädalaselt mängib, et selle tõttu ongi nagu juba see, miks ma ootan neid punktimänge ka, et nagu kui sa loogiliselt võtad, siis Eesti koondis selleks, et hästi esineks, meil ikkagi peavad mehed stabiilselt mängima, palume, et seal väravasööt ju ka juba selline tavaline asi, et ka selline tunne, okei, nüüd ma nagu hakkan laiama, aga et liiga hakkab kitsaks jääma mehele nagu vaikselt, et jah, see neid positiivseid märke on nagu palju. Vetkal tagasi põhikoosseisus, kus ta vahepeal seal väikse vigastuspausi järel välja kukkus, et tegelikult neid selliseid väikeseid edulugusid on nii palju, et ega meil koodis ei saa edukas olla, kui neid väikseid edulugusid klubides meestel ei ole. Ja me ootame, millal Norras liiga hakkab, seal on Shane ja Soomets. Rootsist õuges loodetavasti, saab jala maha, et jah, siin on veel neid... Helge on see aasta, mis tuleb. Aga mulle meeldib optimist olla, sest et kui nagu ei ole, siis ma ei viitsiks seda jalkat üldse vaadata. Üks mees on meil veel välismaal, mis siis puudutab meie nädala loetuima uudise rubriiki. Ehk siis, kui siin eelmised nädalad on Palberg, siis seekord on hoopis Sten Rinkordi intervjuu, kes siis rääkis meile natuke oma sellest Portugali madalasse liigasse siirdumisest ja seal siis elust seal, et annab meile põhjust siin ka natukene seda mainid, et Rinkord siis jah, ma teaks, me saates olemegi rääkinud sellest üldse, võib-olla see eelmisel nädalal või üleelmisel kuidagi nagu libises kuskilt vahet läbi, aga ennast jah, Sten Rinkord jätkab siis karjääri Portugalis kuskil, mis on tugevuselt 5, jah. Ehk siis niisugune klassikaline jutt, et loodad siin hästi mängida, siis jääb kuskil kõrgematel klubidele ka silma. Äkki Jürgen Hengi vaatab neid mänge, et kusjuures ma kahtlustan, et ega ta vist ei vaata, aga et kui sellised tasemelt ikka koondisesse on ikkagi väga, väga optimistlik. Aga mulle tegelikult meeldis see väga hea lugu ja kuidagi Stenilt nagu kuidagi ausad ma ei tea, väljaütlemised siis, siiras kutt on ta minu arust juba kogu aeg olnud, aga mõni võib-olla võtta neid väljaütlemised natukene naljakalt, aga minu arust lahe, et räägib ägedat juttu, see on alati olnud selline hea ja tore inimene. Saati selle kohta nagu ka, et tema elu, tema karjäär, eks ole, et kõrvalt on nagu hea öelda, et oleks võid teha nii või naa, ja ütleme, okei, jah, Portugali 5. liigast koondisesse saada on tõenäoliselt keeruline, aga ma olen üpris kindel, et nagu Paide pingil istudes sinna saada on veel keerulisem. Ehk et mine mängi siis kuskil, eks ole, et see jällegi midagi uut, midagi muud. Loomulikult seal see sportlik tase ei ole nagu hirm kõrge ja seal on ju ikkagi käiakse ju tööl, eks ole, ja tehakse sealt kõrvalt seda. Aga Portugal, jalgpalliriik, sa saad kogeda seda. Klubi on ka tegelikult siuke, mis just kunagi mängis ju kõrgliigas isegi lauselt, mingisugune ajalooga klubi. Aga see ongi see, et sellised klubisid tegelikult on nagu kõik need suurriigid on täis. Palju meil Eestis on huvitav, peaks kokku lugema, palju meil Eestis praegu liigasüsteemis mängib klubisid, mis on kunagi Premier Liigas mänginud või Meistriliigas, kes mängivad praegu madalamal? Kui madalal? Ütleme, ükskõik kui madal, ütleme, mitte rahvaliigat, aga ütleme kuni 4. liigani. Kus meil on käinud, eks ole, ütleme kuskilt nagu Kalev Leegion kõrgel ära ja nagu madalalt läbi on Tarvas, jah. Leegion. Leegion, jah, Maardu käis, eks ole, vahepeal, ütleme, osalt administratiivsetel põhjustel nagu natukene, aga Viljandi Sulev, jah, kas meil Jõhvi Lokomotiivi taoline moodustis ka tegutseb? Lokomotiiv, ma ei tea, kas või kas see on Phoenix. Mingisuguse Kohtla-Järve või Kohtla-Järve Alutagu see Lootus. Kohtla-Järve Lootus mängis ju ka Valga Warrior. Jah, FC Vall on Vigrid ja kõik need. Ja need ei mängi enam ju. Need ei mängi enam, jah, kahjuks. Peaaegu mingi 10 isegi tuleb võib-olla kokku niimoodi. Midagi kindlasti unustasime ka midagi olulist, jah. Et mõtlen, mis meil see meistriliiga algas. Sillamäe Kalev ju vist, kas mängib praegu või mängi või? See on hea küsimus, kus juures, et ei, ikka mängivad minu mõelest, jah, kuskil madalamates. Nad mingil hetkel vaata oli see, et nad nii-öelda nagu panid pillid kokku, aga nad jätkasid noortesatsiga kuskil noorteklassis, et see minu mõelest nad on ikka täitsa
sa elus Puuma vist esiliigast kõrgemale ei tõusnud kunagi. Tallinn, ei Puuma minu meelest kõrgliigas küll, Tallinna Jotka Dünamo oli päris pikalt tegelikult kuskil seal 3. liigas veel elus. Jah, aga Dünamo on ka meeskond, mis on meistriliigas mänginud. Ja ma mõtlengi, just. Et jah, siin ega siin neid väga palju ei ole tegelikult. Huvitav teema, jah. Et kõik need läbi klikkida siin. Kõik need, need Kohtla-Järve keemikud ja kõik need. Üks Levadia Tuubel on ka mänginud meistriliigas. Tallinna Levadia nimel kunagi. Tõsi. Vot, jah. Kas me välismaa jalgpallist täna libiseme üle või midagi nagu väga libiseme üle sama sujuvalt nagu Inglismaa karikasarjas kohtunikud libisesid sellest üle, et kui sa nagu seisad karistusalas väga pikalt, väga selgelt seisad karistusalas, hüppad õhku, tõstad käe üles, blokeerid niimoodi käega löögi, siis see on penalti, see ei ole karistuslöök karistusala nurga juurest. Mõneks ajaks võib-olla need varrivastased inimesed aga kusjuures selle keerasid seal juba need varriskeptikud seal Inglismaa stuudiotes ka nii, et vot, näete, sellepärast ongi nii, et varr on. Et kohtunikud ei julge enam otsuseid teha, nad on harjunud sellega, et varr päästab. Noh, okei, võib nii ka võtta, eks ole, aga eks ta reaalselt on muidugi see, et minu jaoks see nagu kinnitas seda, et ärge süüdistage varri kui süsteemi. Probleem on ikkagi nagu nendes kohtunikes, kes otsuseid teevad, et kui seal eksitakse, siis on jama ja siis eksitakse ka väljakul ja on ikka jama, et noh, see on huvitav, kuidas nagu, ma ei tea, või siis ütleme tõesti on see, et me nagu näeme seda rohkem, loeme ingliskeelset meediat, see võimendub, inglastele meeldib õudselt oma kohtunike tampida ka, tegelikult näiteks siin mingi statistika, mille peale just sattusin, ütles, et varr sekkub näiteks Premier League'is kõige vähem tippliigade võrdluses. Vähem isegi kui meistrite liigas keskmiselt. Aga nüüd ongi see küsimus, et kui kaua näiteks see varrülevaatus kestab ja mida vaadatakse, kui arusaadav see on, eks ole. Et see, jah, Inglismaal nagu jälle see tõmbas selle sae käima ilusti. Varr oli teema ju ka Itaalias, kus oli Bastoni ja Kalulu, oli Bastoni. Kalulu oli kindlasti ja ühest ja seal Kalulul oli kollane kaart all. Mis oli ka siuke ja siis sai teise kollase selle eest, et siis Bastoni nagu väga selgelt ikkagi taivis mingi käepuude oli vist rinda. Ma ütlen selle kohta nii ka, et ma selles mõttes tulen siin kohtunikule kaasa. Bastoni kohtuniku kaamert ka ju see. Kalulu ja see kohtuniku kaamera oli nagu selles mõttes on jube hea, et sa näed nagu täpselt sellega ära, et mida tema nägi. Ja ta näeb seda, kuidas mis nurga alt ta näeb seda? Interi mängija, ehk siis Bastoni hakkab jooksma rünnakule, Kalulu sirutab käe välja, saab ilmselt sel hetkel aru, kurat, mul on kollane all, tõmbab selle käe tagasi, aga Bastoni ka juba eeldab, et juuse kontakt siit tuleb, laseb jalad süldiks, kukub, täiskiiruse pealt näeb see välja täpselt nii, et tõmbas maha mehe. Kui sa vaatad nagu laivis ka, siis loogiline viga nagu justkui. Tõmbas mehe maha. Väga hästi toimitud. Kordusest näed väga hästi, et kontakti ei ole, ta tõmbab käe eest ära ja kõik, aga see on nüüd jällegi see, miks tahetakse varrile anda ja ma arvan, et see ka äkki nüüd siin isegi veebruari lõpus või see oleks vist pigem mõistlik. IFAP peaks otsustama neid asju, kes siis jalgpallireeglitesse muudatusi saavad teha, et ka teisi kollaseid, ehk siis sealt tulnud punast saaks ka varriga üle vaadata. Praegu on see... Praegu ei saanud keegi vaadata. Mingis mõttes ebaloogiline, mingis mõttes loogiline, et see on lihtsalt see küsimus, miks seda alguses ei ole pandud sisse, eks ju, et kui sa ei saa esimest kollast vaadata, siis sa teist kollast ka ei tohiks. Lihtsalt, mis tekitab nagu teistmidi ebavõrdsus, et näiteks kui see teine kollane on väga selge kollane, aga esimene kollane on valesti antud. Seda ei võeta enam tagasi. Aga sellega siis tuleb leppida lihtsalt. Mis teha? Praegu öeldi ka, et sellega tuleb leppida, siis on ju see teise kolle saada. Nägin Facebooki Kalambuuri grupis sellist lauset, et jalgpallikohtunike elu on häda ja viletsuus. Aga nii ongi, selles mõttes, et ükskõik mida sa teed, või on see varr sul abiks või ei ole, ikka võib midagi valesti minna ja siis oled ikka loll ja süüdi, eks ole. Et see ei olnud kõige hullem otsus, Itaalias vaatasin oli... eilne mäng oli see, kus anti ja seal kusjuures see, need lähevad nagu mööda, kui Interi Juventuse mängus on midagi kisa taevani, eks ole, okei, peabki olema. Aga oli see eile, ma kohe ütlen, kus see oli Parma ja Genoa äkki või? Ei, Verona, vabandust, jäängi mõtlema, et kes see teine oli. Parma ja Verona mängus, kus Hellas Verona ründaja tegi või talle tehti viga, tema arvates tõmmati, kuulus Gift Orban, vahva nimega mees, 11. minutil. Pööras ümber, laiutas käsi, kohtunik pani punase kohe selle eest.
ja ongi keskväljal oli protestimise eest keskväljal nagu jah, väidetavalt siis, et ma ütleks, et see on palju hullem, aga kuna me räägime siin Hellas Veronast, eks ole, veel Parmast ka, siis siin mingit kisa ei ole. Me ei tea, mida ta ütles, võib-olla ta väga roppu sõimuga kohtuniku näiteks. Aga absoluutselt nagu näha ei olnud, et ta ei reageerinud agressiivselt, sa pead siis väga osavalt pomisema sellisel juhul midagi väga roppu, nagu väga kiiresti, sest see kaart tuli ülikiirelt. Et selline jälle nagu veider asi, kus mulle jäi selline mulje, et kohtunikul oli vaja natuke kehtestada ennast, et selliseid asju nagu ei taha näha, et seal muidugi tõmmati kohe see üles. Valge mees ei oleks sellist kaarti saanud, selline asi läks ka kohe, et need kohtunikud ei saa võita ka, ütleme niimoodi kuidagi. Läheme küsimuste juurde ka. Meil on mõned küsimused nagu ikka tulnud. Karl küsis kõigepealt, kus Jürgenson on, seda me seletasime, on kuskil maal seal ida pool. Ainult Karl, ma arvasin, et neid on mingi 10 küsimust. Kus Jürgenson on? Karl Andre või? Ei olnud Andre, aga Karl lihtsalt alust sellega, et kus Jürgenson on, aga põhiline küsimus oli tal see, et kes on teie lemmikud Eesti /, välismaa, jalgpalli ajakirjanikud, kommentaatorid. No Kris, vali hoolikalt. Minu lemmik jalgpallikommentaator on Kasper Elisser. Vaat nii. Aga välismaal on mõni lemmik, ei ole? Ei, ma ei pane neid nimesi ja hääli nii palju kokku, et kui tihtipeale ma vaatan välismaa mänge niimoodi ka, et mul on üsna vaikselt need kommentaatorid või üldse täiesti maas, et kuskil taustaks käib või vaatad ju Eesti kommentaariga ka ilmselt oma jagu. Jah, et rohkem ikkagi Eesti mänge ja siis eesti keeles ma ikkagi ma tahan panna võimalikult kõvasti, et vahet ei ole, kes kommenteerib, ma tahan selles mõttes, ma tahan ikkagi nagu kui ma parasjagu mängu ei vaata, siis ma tahan nagu ma kuulan ja siis see on võimalikult kõvasti telekas, et ma saaks aru, mis toimub, et kui te tahate Kris Ilvese kõrvale korterit osta, siis mõelge järele 2 korda. Jalgpalli on palju tänapäeval telekas. Kas mõni lemmik jalgpalli ajakirjanik ka sul on? Või läheb jälle Kasper? Ei ole. Saime teada, et Kasper ei ole su lemmik ajakirjanik. Ma ei tea. Ei, praegu tõesti hetkeseisuga ei ole, sest et mees on loomingulisel puhkus. Ei, Kasper kui selgitada, et miks ta mu lemmik kommentaator on, sest ta on kuidagi selline loomulik emotsioon. Ja loomulik ja ta on selline emotsionaalne ka ja lisaks, et ta nüüd teadmised jalgpallist, et see kogemus, mis tal 10 aasta jooksul, et see kuidagi ta oskab kõike seda kuidagi kokku siduda ka mängu kommenteerimisel ja lisaks ka tema mängujärgsed intervjuud, et tal kuidagi nipsust tulevad need väga asjalikud küsimused kohe. See on õnneks võib-olla, kes ei ole ise kommenteerinud, ei tea seda või ei taju seda, aga väga paljudega, kellega ma olen rääkinud ja mul endal ka, see on tegelikult päris raske ülesanne, kui sealt nagu mängu kommenteerinud 90 minutit olnud selles ühes fookuses, siis lüllitada nagu paari minutiga ümber ja hakata küsimusi küsima. Mängu ajal sa võid, mõni mõte võib pähe tulla, mida küsida, aga sa tihtipeale ei ole võimalik seda kirja panna, sa ei saa nagu samale kommenteerida kirja panna. Ja siis vahel on see pea suht tühi nagu seal. Seal ongi nagu see mingi pingelangus, sa pead mikrofoni kinni, kommentaar lõpeb ära ja siis nagu kuidagi uuesti ennast kokku võtta hoopis teises rollis, et see on paljudele suhteliselt keeruline. Pluss veel see, et sa pead võib-olla staadioni kuskilt, ma ei tea, 100 meetrit kuhugi eemale liikuma või mitte päris 100, aga Kadriorus näiteks peab päris kaugele liikuma tihtipeale. Siin kas või areenal, et sa ikkagi lähed siit pressitribüüni osalt kuhugi staadioni nurka, et seda liikumist on ka palju. Kangur, kuidas sul? Kommentaator ja ajakirjanik? Ütleme, välismaalt on, kes Inglismaa liigat on vaadanud, siis Peter Drury näiteks on üks, kes suudab minu meelest olla väga väljendusrikas, aga ta tuleb hästi loomulikult. Et ma isiklikult nagu näiteks mulle ei istu nagu need, kes püüavad olla keegi, kes nad tegelikult ei ole. Et see üldiselt minu jaoks nagu see paistab välja. Aga kui me rääksime enne siin olümpiast, siis näiteks olümpia puhul mulle isegi teinekord on nagu see võib-olla see, et ma jalgpalli olen nii palju vaadanud, eks ole, siis kuidagi nad mingil hetkel ikkagi kõik nagu sulavad ühte natukene, kuidagi need kommentaatorid, et eriti mujal maailmas, kus nad nagu on, mis ju eristab Eestist on see, et nad on ju selles mõttes profid, et nad saavad sellega, see on nende töö ikkagi nagu puhtalt. Et sa ei lähe kuskil põhitöö järel, sa ei lähe liigat kommenteerima, nagu Eestis sageli juhtub, et need, ütleme, latt, peabki nagu olema natukene kõrgemal, aga siis see võib-olla muudab nad nagu, natuke ühesugusemateks ka mõnes mõttes.
aga hea näide on näiteks, kui ma rääkisin enne saate algul sellest kiiruisutamise vaatamisest, et seda näiteks teevad Eurospordis mehed, kes muidu teevad rattasporti. Ja see oskus, nagu sattusin vaatama, äkki oli 10 000. Ja ütleme, need alade dünaamika. Kusjuures ma olen ka vaadanud Eurospordis, see kus nad kerivad seda pinget ja kuidas nagu see on meistriklass. Nagu karjuvad, aga samal väga kontrollitult ja nagu see ma ütleks just täpselt, nad ei karju, vaid nad tõstavad nagu emotsiooni, häält kogu aeg juurde, see on näiteks üks, mina kui selline natukene vanema põlvkonna inimene, ma mäletan hästi Andero Merdarandat, kes nagu valdas seda ülihästi. Kusjuures see kiiruisutamise puhul just see viimase kurvi tulemine, kes on ees, see täpselt see sama, mis rattas ja need alad ju selles suhtes ka kattuvad väga palju, seal ju kiiruisutajad tihti peale on ka ratturid. Alade dünaamika kattub ja seetõttu muidugi see on kergem, aga need mehed on nagu täielikult profid selles. Ma sattusin eile vaatama ETV kanalilt seda mäesuusatamist ja ma nüüd ei mäleta isegi, Kilomets oli üks kommentaator, kui ma õigesti mäletan, aga ma ei tea, kes selle teise ekspert. Ja ekspert, aga tema oli ka kuidagi, kui see, ma ei tea, viimane sektor, kui see täitsa sinna finišijoone lähedale jõudis, et siis ta ka kuidagi kerib seda pinget või ma ei tea, hääl tõusis, et ta muutus emotsionaalsemaks, et kas mis see aeg tuleb, blablabla, et kuidagi huvitav oli kuulata, ma väga palju ei ole eestikeelset mäesuusatamise ülekannet varem nagu vaadanud, et Eurospordist on vahepeal midagi tulnud, aga pole sellisele asjale nagu tähelepanu varem pööranud. Laur Mägi, ma arvan, oli see. Kui ma õigesti vaatan praegu, keda tõesti jäi mulle ka silma, et on kiidetud just. Ja see on jälle see olümpiavõlu muide ka, et sama asi oli suveolümpiaga Pariisis, sama asi on nüüd olnud, et see minu meelest ei on varasemate olümpiatega olnud. Et see kuidagi alati toob nagu esile mingi inimese, kes valdab seda ala hästi, kes valdab sõna hästi, kes siiralt nagu tohutult innustub sellest. Ja ta tajub seda ka, et see on minu võimalus seda ala, mida tõesti võib-olla inimesed vaatavad 1 kord 4 aasta tagant olümpiamängudel, tuua ütleme siis Eesti rahvani natukene. Kusjuures ma olen tähele pannud, et vaata, vahel ETV-l on olnud see, et sul on nagu 2 sellist eksperti kommenteerivad kahekesi ja minust see võib töötada, aga minust enamikel juhtul, kui ma olen kuulnud, see ei tööta peaaegu üldse nagu. Et seal nagu ei ole ikkagi seda, ma ei tea, mingit piisavat kogemust või mingit sellist asja, et oleme ausad, ega nagu selline ülekande juhtimine, see ei ole mingi lihtne. Seal paljud teevadki ilmselt esimest korda, sa pead seda kohe tegema, ma ei tea, rahvustelevisioonis, eks ju, ETV eetris ja võib-olla mitte primetime'il, aga võib-olla mingit sellist väga vaadatavat asja, näiteks vist Murdmaa sprinti tegid vist 2 minust nii-öelda. Ja võis olla, jah. Ja ikka lööb nagu mingi väikse vibra sisse, eks ole. Vibra, aga seal ikkagi see ülekande juhtimise, täpselt see nagu põhikommentaatori roll, see on ikkagi asi, mida nagu nii nipsust, see tuleb kogemuse ajaga. Aga kui küsimus oli küll jalgpallikommentaatorite kohta, aga Juhan Kilomets juba mängu tõid, nagu minust Eestis kõige nagu mõnusamini kuulatav spordireporter või kommentaator, kuidas inimest nimetada, kindlasti minu jaoks on tema. Et see kui nagu sellise puhtalt ja selgelt ta räägib ja seda on nagu väga, ta on nagu selline üdini sümpaatne inimene, muidu ka on ju. Sellega ma olen väga nõus, et kui ka ütleme, tänapäeval on läinud natukene see spordi kommenteerimine, eriti just jalgpalli kommenteerimine ka selliseks, et mine ja ole äge eetris. Ei ole päris minu maitse, et ma tahaks nagu seda näha, et ikkagi põhi on see, et sa valdad hästi eesti keelt, sa valdad hästi ala, ehk siis antud juhul jalgpalli, seda nagu, et ma ei tea või ma ei saa aru, et sa ei saa reeglitest aru, sellist asja tegelikult ei tohiks olla, nagu jumal teab, et mul on endal ka olnud neid hetki, kus ma ei tea või ei saa aru, aga sa saad seda eetris nagu varjata, sa ei pea seda nagu uhkelt välja käima, et ma ei saagi aru, miks kohtunik sellise otsuse tegi, aga mina vaatajana ju usaldan sind. Ma tahan seleta mulle vähemalt, isegi kui see kohtuniku otsus oli vale, siis nii nagu me praegu just kirjeldasime seda, et miks juhtus nii, et kohtunik jõudis selle otsuseni, seda sa saad ju rääkida. Seda sa saad ju kirjeldada. Aga ehk et just nagu see, et ma lähen ja ma lihtsalt olengi siin eetris ja olen siuke oma poiss nagu ja kõik see, et sa võid seda sinna juurde panna ja meil on kommentaatorid, kelle puhul see nagu töötab väga hästi, aga ikkagi see baas ja põhi minu meelest peab olema see, et sa võtad seda tõsiselt, see on töö, see ei ole see, et ma teen pärast tööd, see ei ole vabandus, kui sa lähed seda tegema, siis sa tee seda professionaalselt.
aga natukene ma nagu kuidagi tunnetan, et viimastel aastatel võib-olla on läinud sinnapoole kaldu, et noh, nii-öelda tee nalja ja ole mõnus mees. Lähed nagu kildu rebima. Lähed kildu rebima, nagu lähed ise esinema. Lähed natuke nagu ise esinema, et see ei ole stand-upi tegemise koht, see on nagu midagi muud ja ma tahan ikkagi nagu mina isiklikult vähemalt, ma tahan nagu toetuda väga kommentaatori abile, kui ma vaatan, et see, mida sa näiteks kirjeldad, eks ole, et ta tutvustabki mulle ala, ta seletab mulle lahti, mis seal on, jalgpall võib meile kõigile tunduda nagu selline, et noh, tean ise ka, on ju. Aga ma tahaks ka seal nagu seda, et kommentaator võiks anda ülekandele ikkagi midagi juurde ka natukene. Vahepeal mitte liiga kaua aega tagasi oligi see, kus jalgpalliülekannetes oli, no ma arvan, et Eestis ikkagi sisuliselt kõik kommentaatorid ikkagi olid selles kohas, kus ütlesid nagu Gert Kams, et enam ei saa nendest käega mängureeglitest absoluutselt üldse aru. Et selline, ma ei tea, aasta-kaks tagasi oli nagu... Nõus, aga vaata, see ongi nagu see, et sa saad seda väljendada nagu eri moel. See on point. Ja. Nõus, et ongi neid hetki ja, kui sa tõesti nagu ei näe ja ei saa aru, aga selle saab nagu ära peita natukene. Et kui sa nagu uhkelt teatad, et ma ei tea mitte midagi, ma ei saa aru mitte midagi, siis mul on see, et mis oled seal siis. Aga küsimuse juurde tulles siis... Loll ma oskan ise ka olla, ütleme. Jalgpallikommentaatoritest Eestis, ma olen nagu niivõrd, ütleme, mingisugune professionaalne selline kretinism tuleb sisse, et ma nagu Eestis, eriti kui sa nagu tead ja tunned enam kõiki, kes nagu teevad, siis sa nagu ikkagi nagu kuidagi nagu isegi tahtmata seda teha, aga sul mingid asjad ikkagi jäävad nagu alati kriipima, ükskõik kelle puhul nagu peaaegu. Et mul nagu selles suhtes on vahel isegi raske nagu kuulata lihtsalt enda süül, et ma lihtsalt ei suuda nagu lõdvaks lasta, vaid ma nagu ikkagi kuulen, miks ta niimoodi ütleb, miks ta seda ei teadnud, kas ta ei näe seda, kuigi sa ise tead väga hästi, miks ta kogu aeg kasutab seda sõna või miks tal see ka, et kuidas sa ei näe seda ja tegelikult sa tead ise väga hästi, et sa ei näegi seal, sul on väike monitor, sul on, eks ole, mäng kuskil, klassika, sa vaatad valel hetkel valesse kohta, eks ole. Kaamera näitab midagi muud, eks ole. Me oleme, kui me väljaku äärest teeme, kui me räägime Eesti liigast, siis me ju üldiselt, vähemalt ma ei tea, kuidas teil, aga minul on küll nagu see, et ma tahan ikkagi vaadata väljakul. Ma monitori vaatan väga harva. Vahel magad kordused maha, sellepärast, et sa nagu vaatad, mis väljakul toimub. Aga see sõltub ikkagi staadionist väljakust, kus see mäng toimub. Aga kui vähegi võimalik, siis tahaks nagu jälgida mängu, sest et siis ma näen, okei, ma vaatan, eks ole, kommenteerin seda, mis nagu seal toimub, aga ma näen ka silmanurgast, mida teeb treener, mida võib-olla kuskil mujal väljaku nurgas oli mingi oluline hetk, võib-olla äkki isegi tribüünil toimub midagi, eks ole, et ma tahan seda pilti haarata nagu, eks ole, ja see tekitab vahel selle tunde, et aga on ju näha ekraanil, aga me vaatasime sel hetkel mujale. See Sokkerneti ülekanded, meil ei ole ka seda ühendust, nii-öelda heliühendust režissööriga, ehk siis, et režissöör saaks meile midagi kõrva öelda näiteks, mis ERR-il minu meelest on. Ma ei ole nüüd ERR-il väga-väga ammu teinud. Enne seda, kui mingi, reaalselt 10 aastat tagasi, kui olid ka ERR Spordis, olid ju portaalis olid mingi voorust üks mäng, siis ma mingeid asju tegin seal ja siis oli väga mugav see, et sul oli tegelikult režissöör, kui oli näiteks Dave Silm oli režissöör, sul oli nagu Jalkas Petsist režissöör ka, kes nagu reaalselt söötis sulle vahepeal infot, et ütles, vaata nüüd seda, vaata seda kaadrit, jälgi seda nüüd asja sealt näiteks. Sellised asju, et seda meil praegu nagu ei ole, et ta nagu hoiataks ka siin näiteks, kui mingi kordus tuleb, et seetõttu siis vahepeal tõesti võivad sellised asjad sisse tulla. Aga jällegi, küsimuse juurde tagasi tulles, kui ma peaksin kellegi valima minu arust Eestis, siis minu lemmik, kes mind nagu kõige vähem on ajalooliselt häirinud või väga nagu veider viis sõnastada, aga see minu jaoks nagu on lihtsalt, et kes on nagu kõige meeldivam, kes häirib kõige vähemat asjadega võib-olla, jällegi sama asi, aga lihtsalt, et see ei kõlaks nagu negatiivselt, vaid kõlaks tegelikult positiivselt, et on Taavi Palk üldiselt, kes eks ju teeb peamiselt Inglismaa mänge TV3-s. Okei, viimasel ajal ma olen natukene vähem neid mänge ka vaadanud Inglismaalt, aga ma olen nii palju, kui ma vaatan, siis ta on endale võtnud külge selle, et ta välismaa nimesid hääldab ikkagi väga põhjalikult, hääldab. Ma ütlen ausalt, et mind nagu, ma tean, et on inimesi, keda see tohutult häirib ja ma tean, et on ka neid, kes ütlevad, et kui mingi nime häälduse kallal hakatakse norima, et siis nagu on, see on mingi viimane asi umbes, et siis muu kallal ei ole enam norida. Aga vabandust, kui ma kuulen selliseid asju nagu Spurs või Pornemout või üks näide on meil see, et on selline mängija nagu Luke Shaw. Tushameni. Seal ma isegi natuke annan andeks. Et Kalev Kruusil oli ka kogu aeg tropka jooksis väljakul ringi, eks ole. Et kuidagi vahel, nagu ütleme, mõne puhul on nagu see, et see ei häiri nii hullult. Aga et Luke Shaw sööta antakse Luke Shawle, mitte Shawile.
või noh, midagi sükest, et elementaarsed nagu käänamisreeglid ja mingid sellised asjad, et need saab tegelikult endale selgeks teha enne mängu, et see on minu jaoks see nagu käib ka täpselt selle professionaalsuse juurde, et kas ma see on tagasiside teema ka kindlasti, et võib-olla inimestel ei olegi kedagi, kes nagu tõesti ütleks selle, kes julgeks öelda, kes ja, ma ütlen, ma endiselt, kuna noh, me oleme kõik seda tööd ise nagu teinud, eks ole, ja teinud noh, meie sinuga rohkem kui Krist natukene, eks ole, ka nagu kogenud seda, et väga suur vahe on tegelikult nagu, kas sa kommenteerid seal väljaku ääres ja seda Eesti liigat, eks ole, või siis sa istud soojastavas teleka ees. Ja oled laua peal ja sul on, no kuidas kellelgi, aga et sul on noh, kogu aeg võimalik, ütleme, arvutist infot ammutada kuskilt, eks ole. Sul on ingliskeelne kommentaar kõrvas. Sul on võib-olla ingliskeelne kommentaar kõrvas, eks ole, kuidas keegi tahab, sul on ikkagi noh, täiesti teisel tasemel kordused, kus nagu mitte ükski asi tegelikult ei jää nagu märkamata, eks ju. Sul on kas või noh, nende, ütleme, jah, igasuguste mängijate ja kõige muu kohta seda infot on lihtsalt nii palju rohkem, mis tuleb. Et see ei ole lihtne töö ja tõesti veel seda enam, et noh, Eesti kommentaatoritel ei ole seda, et neile keegi mingi eeltöö ära teeb või midagi sellist. Noh, ise teed, ise nagu huvitud sellest, eks ole, et müts maha kõigi ees, kes teevad, aga jah, võib-olla just see tagasiside pool on see, mis on nagu natukene jäänud isegi ma ütleks puudulikuks viimastel aastatel, et seda on natuke tajuda ja nagu just sel puhul, et noh, kes pikemalt teevad, eks igaüks leiab oma stiili, mis talle sobib, mis mitte, see tuleb kuidagi ajaga, aga et kui ma kuulen uusi hääli, siis vahepeal paremaks on läinud, aga vahepeal oli küll mingi aeg oli, kus oli nii, et noh, saad aru, et no nii, ma tulin siia nüüd rebima. Ja see, et põhiline on see, et karju hästi kõvasti, kui midagi juhtub. Karjuma ja jalkat kommenteerima ja kildu rööbima ja jalka on juba kommenteeritud. Karju pult punasesse. No. Et see päris nii ei käi. Aga tõesti endiselt noh, nagu müts maha kõigi ees, kes tahavad ja jaksavad ja viitsivad teha seda tööd. Ja, Kaisa küsib, mis kohta ennustame Harjule hooaja lõpus, sellele me vastame 2 nädala pärast, kui meil on viimane hooajaline saade traditsiooniliselt, kus me siis sellise suure ennustuse ära teeme, ehk siis natukene oote Kaisa. Ja Märten küsib, kas on plaanis ka Premium Liiga ennustusmäng saate tegijate vahel, et on plaanis, et on mida oodata hooaja jooksul ka. Saate meist targemad olla jälle. Just. Elu on näidanud, et nii see läheb tavaliselt. Nii, midagi veel. Ei, ma tahtsin küsida, kas Märten Männiste või Märten Pajunurma? Ei tea, kumb. Ei tea. Ei märkinud üles, kumb oli. Nii, selline oli pikk ette ise järele 362. saade. Kõike head ja kohtume juba järgmisel nädalal.